Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit istungisaali rõdudelt ja ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 10. juuni infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt on mul teile tavapärane palve, et me teeksime kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Kohale on end registreerinud 13 Riigikogu liiget, puudub 88. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ja taristuminister Kuldar Leis. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka kõigil varasematel kordadel. Riigikogu liige saab registreeruda ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ning selle registreeritud küsimuse raames saab Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige selle küsimuse raames esitada lisaküsimuse. Ja kokku on meil 11 registreeritud küsimust. Neist esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Aitäh, eesistuja, peaminister! Alustame sellest, et te olete siin juba pikemat aega raipalt raporteerinud, kuid me elame teie juhitud Eestis kui parimas võimalikus maailmas ja iga infotund, kus on juhitud teie tähelepanu meie kiirelt kasvavale võlakoormusele, millega kaetakse riigieelarve defitsiiti, mis hoolimata kõigest kõrgetest maksudest aina suureneb, inflatsioonile, mis meid kõiki igapäevaselt vaeseks teeb. Iga kord tema vastuses tuima järjekindlusega räägite, kuidas kõik on kõige parimas korras. Ja kas või see järjekindlus, millega te oma maksuküüru kaotamisest räägite, kuidas on reformi parim otsus ja tõi rahvale õnne ja rikkuse, see on juba ametlikult ümber lükatud ja inimesed seda absoluutselt oma nahal ei tunne. Ja kui te seda veel kord ütlete, siis kes saab teid keelata taaskord ennast naeruväärseks teha, palun. Näiteks Konjunktuuriinstituudiga, kelle arvamused teie reputatsioonile haiget tegid, sellega te lõpetasite lepingu ära ja andsite need ülesanded Statistikaametile, kes kohe hakkas väljastama ka Eesti majanduse ja inimeste toimetuleku kohta ilusaid ja kenasid ülevaateid, millele toetudes saite ka siin juba korduvalt öelda, et meil on väike, aga armas majanduskasv. Nii. Ja nüüd, kui alati on siin meil usaldatud seda pilku väljastpoolt, et alati on nii hirmus tähtis, mida teised meist arvavad, usaldame teadust ja nii edasi, siis nüüd IMF ja OECD mõlemad on andnud Eesti majandusele, rahandusele suhteliselt hävitava hinnangu. Ja tegelikult see on hinnang teie tegemistele ja Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusele. Ma siis küsingi, et kas te olete sellega tutvunud, mis on teil selle kohta öelda ja tegelikult äkki teeks nüüd nii Eestile kui rahvusvahelistele organisatsioonidele selle teen ära ja astuks tagasi, enne kui on Eestile liiga hilja. Selge, aitäh, hea Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed. Teen ootama, kus see küsiv moment oli selles tiraadis. Aga nüüd võttes järjest. Kõigepealt veidi olen jõudnud tutvuda selle kohta, mida te küsisite IMF-i missiooni lõppjärelduste üldhinnanguga ja veidi ka selle OECD majandusülevaatega. Ja ma püüan neid veidi tagasi peegeldada, et teie küsimus saaks vastuse. Ja mis puudutab muidugi majanduskasvu, et ta ei ole enam tillukene, aga armas on ta ikkagi, nüüd ta on juba päris suur. Et 2,4% majanduskasvu, ma arvan, me oleme sellega ikkagi päris korralikult edasi liikumas. Et kuidas öelda, et väga pikalt on seda oodatud, et Eesti majandus oli ju paar aastat päris keerulises olukorras ja kui mina ametisse tulin, siis eesmärk oli Eesti kaitse korda saada, et kaitse peaks ja Eesti kaitsesse on läinud rekordsummad.
ja suur tänu kõigile teenistustele, inimestele erasektoris ja avalikus sektoris, kes panustavad, ja teine, majandus on ka kasvule pöördunud ja siin on väga suur roll erasektori pingutustel, aga ka avalikul sektoril, kes on teinud mõistlikke otsuseid ja loodetavasti veel koristab sellelt teelt takistusi. Nii et need on kaks olulist asja: kaitstud riik ja majanduskasv. Ja kui te ütlete, et ma ei peaks sellest rääkima, siis millest ometi ma rääkima peaks? Nüüd, mis puudutab seda statistikavaadet, siis konjunktuuri hinnanguid ja neid uuringuid tellib siiski Euroopa Komisjon ja nemad ka vastavad need hanked teevad. Nendest hangetest on siin ka korduvalt räägitud, aga see vist ei väära teie väljaütlemisi. Nüüd, IMF-i missiooni selliste lõppjärelduste hulgas on erinevaid järeldusi, mis soovitavad muu hulgas vähendada eelarve miinust. See on seesama, mida minagi olen öelnud, et 0,5% võrra võiks aastas seda teha, nii et kui me järgmist eelarvet hakkame tegema, siis see kindlasti peab olema väiksem kui see prognoositud, mis ta oli 4,9 või 4,8. Sealt tuleb ikkagi allapoole tulla ja kindlasti sellest 4,5 peaks ka pürgima allapoole. Minu soovitus oleks 0,5% allapoole sealt tulla järjest iga aasta, siis me jõuame kenasti 3% sisse, mis on 2030 eesmärk, ja sealt edasi siis veel allapoole. Siin on ka soovitusi IMF-il, näiteks pensionisäästude stimuleerimine. See võib-olla väga ei meeldi jälle neile, kes tahaks pensioniraha turule tuua, et need on need teie konservatiivsed mõttekaaslased. Näiteks vältida maksubaasi edasist kitsendamist, seesama jutt, mis opositsiooni poolt väga tihti tuleb, sest ühtegi ettepanekut ju keegi ei tee, aga kõik ütlevad, tuleks rohkem kulutada ja vähem makse koguda, eks ju. Ja siin on soovitusi ka näiteks ettevõtete tulumaks teha ja väga paljud muud asjad, nendega me ju päri ei ole, nii et aga ma pärast saan jätkata seda, aitäh. Suur tänu. Ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, et see majanduskasv, millest te räägite, see tuleb ju tegelikult valitsussektori kulutustest, aga ega inimestele see ju ei too midagi head kaasa, et rääkige teie mida tahes ja mis pensioniraha turule toomisse puutub, eks ole, siis just meie tõime pensioniraha turule, see raha läks kõik majandusse ja vot siis majandus kasvas, läks tarbimisse, inimesed said lõpuks ometi endale lubada seda, mida nad ei olnud kaua lubada saanud. Aga ma küsin ikkagi, et mis plaan see edasi on, et te loomulikult te soovitustest leiate sealt kindlasti midagi, mida ära kasutada, aga mis Eesti rahva olukorda tegelikult teeb veel hullemaks. Mida siis soovitati? Soovitati vähendada lastetoetusi ja kas kirjutate sellele alla? Ja siis soovitati ka kehtestada varamaksud ehk siis kinnisvaramaks. Kirjutate alla. Et öelge nüüd Eesti rahvale taas kord ära, ma ei tea, kas peab jälle huultelt lugema, öelge ära, et kinnisvaramaksu ei tule, lastetoetusi ei langetata, ei pensione ei külmutata. Kaja ütles ka kõike head ja ilusat, aga tuli 26 maksutõusu ja automaks lajatati koos Eesti 200 sotsidega rahvale selga. Lastetoetusi vähendasite koos kohe, kui võimule saite. Nüüd ootab Riigikogu ukse taga üks erakond, kelle nimi on Parempoolsed, kelle juht Lavly Perling juba lubas pensioni vähendada, toetused ära kaotada, lubas Eesti rahvale veel rohkem haiget teha, kui teie olete teinud. Ma saan aru, et see ongi teie järjekordne plaan, et minna kõigi oma sigadustega edasi koos nendega ja Eesti rahvale elu veelgi kibedamaks teha. Aga ametnike ja riigiametite pealt te ju kokku hoida ei soovi. See Jürgeni jutust on juba kõik välja tulnud, et riigiametite palgad tõusevad veelgi, tema toetab seda, rahvas söög aga pesemata kartuleid ja vaestel tanklasse asja ei ole. Tegelikult öelge nüüd Eesti rahvale midagi reaalselt, mis päriselt ka asju muudab, et langetate käibemaksu toiduainetele, kaotate ära automaksu, langetate tulumaksu, teete kõike seda, mis päriselt ka raha majandusse ja Eesti inimeste toimetulekut parandaks. Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees. Aitäh, hea küsija. Kõigepealt sellest majanduskasvu võrdlusest, kus meil enne see debatt pooleli jäi ja mida ma lubasin jätkata. Vaatasin vahepeal järgi Euroopa Liidu need aastavõrdluses kasv on olnud 0,7%, euroalal 0,3%, meil 2,4%, nii et see võib-olla annab selle ettekujutuse, kuhu me oleme jõudnud. Ma saan aru, et opositsioonis on vahel raske neid argumente leida, eriti häid argumente, eriti kui majandus kasvab, aga
aga ärme seda siiski maha tee, et Eestis on majanduskasvu pikalt oodatud ja see aitab inimestel, ettevõtetel paremini hakkama saada, et see on päris oluline. Ja selle nimel me tööd oleme ju teinud. Nüüd nende raportite juurde tagasi tulles, et siin on suur hulk erinevaid selliseid soovitusi ja ülevaateid, näiteks ka OECD ütleb, et IMF-ist ma enne põgusalt rääkisin, ütleb seda, et Eesti avalik sektor on tõhus, ärikeskkond hea, maksusüsteem lihtne, tööturg vastupidav, haridus kvaliteetne ja eelarve raam tugev. OECD jagab meie hinnangut, et majandusel läheb paremini, seda kinnitas reedel ka reitinguagentuur Fitch, kes uuendas Eesti riigireitingu kõrgel A+ tasemel stabiilse väljavaatega. Hinnang on, et valitsus on teise samba muudatustega õigel teel, ilma kogumispensionita jääb palgaasendusmäär madalaks ja tunnustatakse ka seda, et vanaduspension on alates 2023. aastast kasvanud kiiremini kui keskmine palk. Nüüd te küsisite või mainisite võimalikku ohtu pensionisüsteemile ja väga hea, et te seda mainisite, ma saan ka siis sellele vastata, et ma olen korduvalt lükanud tagasi ettepanekud pensionite kallale minna, pensionite indekseerimist lõhkuda ja muuta ja ma olen soovitanud kõigil, nagu teiegi siin soovisite, et siis on ju lihtsam peaminister välja vahetada või valitsus välja vahetada, kui tahetakse pensionisüsteemi kallale minna. Ja ma tean, et teie konservatiivsed kaaslased seda ka plaanivad, nii teise samba kallale kui pensionite kärpimise kallale minna. Mina seda ei toeta. Nii et mina igal juhul olen sellele vastu. Nüüd, mida veel OECD ütleb, et Eesti on digiriigina väga tubli, me oleme liidri rollis heal positsioonil tootlikkuse kasvatamiseks, AI toel näiteks, see on seesama projekt või programm, mida ka valitsus on ette võtnud ja kus me anname 100 000 inimesele 18 kuu jooksul oskused. IT-sektori osakaal majanduses on üks kõrgemaid OECD-s ja veel palju erinevaid asju. Siin on ka maksuettepanekud, mida te küsisite. Maksuettepanekute puhul arvan sama, mida ka rahandusministergi mainis, et me oleme mitmeid maksutõuse teinud selleks, et katta kaitsekulutusi ja uusi maksutõuse mina ei poolda. Ma arvan, et see maksutase umbes 35%, mis on paras ja kärpeid tuleb teha kindlasti erinevates valdkondades ja me teeme ka. Viimase 3 aastaga 10% avalikus sektoris. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud peaminister, et kui vaadata teie retoorikat ja teie tegevust, siis on arusaadav, et te liigute selles suunas, et üldse lõpetada inimestele pensionide maksmine ära, sest Eesti riigivõlg kasvab, riigi jooksevkulude katmiseks võetakse järjest rohkem laenu ja maksud ju järjest tõusevad ja toiduhinnad on viimastel aastatel kasvanud 10% võrra ja Eesti kuulubki Euroopa Liidu kõige kiirema toiduhindade kasvuga riikide hulka. Ja ka samas, kui me vaatame, kuidas teised riigid käituvad, need leiavad meetmeid, teie ei leia, hirmutate siin, et mida kõike EKRE hakkab tegema, aga me näeme, mida teie konkreetselt teete. Teie tegevus riigi juhtimisel viibki selleni, et mingil hetkel pensionärid jäävad pensionist ilma. Aga ma küsin rohkem ka teilt rahandusministri tegevuse kohta, et tema ajab ka sama skisofreenilist juttu nagu teie, et sõnad ja teod ei lähe kokku. Ja kas te võtate nüüd kogu süü endale või leiate, et ka rahandusminister Jürgen Ligi on süüdi selles, et riigi hinnad on tõusnud, maksukoormus on kasvanud, riigi võlg on suurenenud ning usaldus valitsuse majanduspoliitika vastu on vähenenud? Et mis oleks siis lahendus, kas te hakkate midagi muutma või tõesti kutsute Jürgen Ligi tagasi? Aitäh! Aitäh! No siin oli mitu väidet ja mitu küsimust. Proovin jõudumööda neid tagasi peegeldada ja kirjeldada, et kõigepealt toiduhindade puhul näiteks, kui vaadata maid, siis see oli 0,9% aasta võrdluses, mis on pigem hinnatõus on langenud. Euroopas oleme me inflatsioonilt, et hinnatõusult üsna keskmised. Ja
seda juttu kuulates mulle väga meeldis Moonika Helme selline aus sõnum, et just teie olite need, kes pensioniraha turule tõid, et sama proovitigi või tehti praegu ka Leedus, inflatsioon viskab üles, et sealt see inflatsioonilaine meile tuli siseriikliku pingutusena ja eks sellega on tulnud kõvasti vaeva näha, et sellist ülestimuleerimist ei toimuks. Nüüd räägite, maksud tõusevad. Maksud siiski on selle aasta alguses languses, et ma ei tea, mitu infotundi me veel omavahel seda debatti lugupidavalt peame, aga ma ei saa ju ometi parandamata jätta, kui selle aasta alguses me langetasime tulumaksu 780 miljoni võrra, see sisuliselt. See on raha, mis jääb inimestele majandusele kätte. Eesti Panga kirjeldusel, kes teie vaatest jälle, ma saan aru, EKRE-s ei kuulu sõltumatute institutsioonide hulka, aga mujal maailmas siiski on, 10% kasvab netopalk, perele jääb umbes 6% rohkem raha kätte. Nii et praktika siiski kirjeldab seda, et Eesti inimestele jääb tänu sellele, et me tulumaksu langetasime ja tulumaksu vaba osa on suurem, rohkem raha kätte ja eks seda ka majandusnäitajad kirjeldavad, et kui vaadata eksperte, siis nad ütlevad, et majanduskasvus 1, 2, 3, 4 detail, aga üldiselt tulumaksureform on toonud ikkagi turule elavnemise ja inimesed tarbivad rohkem ja saavad ise oma tulevikku kindlustada. See on oluline. Nii et maksud ei tõuse. See on oluline ringi lükata. Nüüd, mis puudutab Eesti riigivõlga, jah, Eesti riigivõla kasv on, sellega tuleb tegeleda, selleks ongi needsamad ettepanekud ka avaliku sektori piiramiseks 3 aasta jooksul 10% ja me oleme seda teinud, 5%, 3% ja 2%, see on kava. Kaja Kallase valitsustest alates umbes 1,4 miljardit oleme tõmmanud koomale ja tõmbame veel. Ideena ta tavaliselt on populaarne, kuni see tabab mingit konkreetset valdkonda ja siis tihtipeale enam ei ole nii populaarne ja valitsus tavaliselt saab sõimata. Aga see käib valitsusel vist palgahinna sisse. Nüüd, mis puudutab hindu. Te ütlesite, et hinnad ja Jürgen Ligi. Ma saan aru, et valitsusliikmed ei pea olema armsad ega meeldima, aga vaadake, Jürgen Ligi neid hindu küll nüüd ei tõsta. Et tal võib olla palju puuduseid või palju häid omadusi, aga hindu ta tõesti ei tõsta. Et kas te tõesti arvate, et rahandusminister tõuseb hommikul üles ja mõtleb, et ei tea, kuidas saaks neid hindu tõsta? Vot nii see ei ole. Et hinnad on siiski tõusnud erinevate probleemide tõttu. Kui me vaatame, hakkame ajas tagasi kerima, praegu inflatsioon Euroopas on mõjutatud väga palju sellest, mis toimub Hormuzi väinas. Kuhu sellel skaalal paigutada Jürgen Ligi? Väga raske, aga võib-olla teie suudate. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, ka teine küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on inimeste toimetulek. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud peaminister. Euroopa Liit on planeerinud Eesti põllumeestele 1,5 miljardit eurot järgmise perioodi jooksul. Kuid lisaks on Euroopa Komisjon planeerinud Eestile ajalooliste toetuste ebavõrdsuse tasandamiseks ligi 546 miljonit eurot lisavahendeid. Ja viimase kasutamine sõltub otseselt riigisisestest otsustest ja siin peitubki probleem valdkonna jaoks. Nimelt puudub kindlus ja selgus, kas see raha jõuab ikkagi põllumeesteni. Üle Eesti algab põllumeeste poolt tähelepanu juhtimise aktsioon. Põldudele, erinevatele tahvlitele ilmuvad kirjad ja need kirjad ütlevad, et pole põllumajandust, pole toitu. Eelmisel põllumeeste aktsioonil, kus oli traktoritega, liiguti põldudelt linnadesse, oli meil regionaal- ja põllumajandusminister esimese traktori peal ja lubas seda vahendit või seda raha põllumeestele, aga samas, nii nagu ka täna hommikul televisioonis oli põllumeeste esindaja, kes rääkis sellest murest, et erinevad ministrid annavad erinevaid sõnumeid, et teil on nüüd võimalus kinnitada seda, et see ajaloolise ebavõrdsuse vähendamise raha tegelikult ka jõuab sektorini. Aitäh teile! Aitäh, hea küsija! Et teinekord, kui te panete ka küsimusse täpsema viite, saan ma põhjalikumalt ette valmistada. Aga aitäh veel kord selle küsimuse eest ja võimaluse eest, et ma saan seda kinnitada, sest vigur on selles, et juba enne eelmist seda tähelepanu juhtimise aktsiooni, kus minu meelest põllumehed väga viisakalt seda tegid ja tõid tehnika tänavatele ja nagu Eestile omased suhtlesid inimestega ja kõik oli kenasti, et mingid eksessi ei tekkinud. Ütlesin ma nendega kohtudes, sest ma ju kohtusin nende katusorganisatsioonide ja ettevõtjatega ka, et
minu isiklik arvamus on küll ja eelistus on sellel poolel, et see raha läheb põllumajandusse ja maaelusse, aga seda nad teavad ja seda ma olen neile öelnud. Aga see ei välista muidugi, et selliseid lugusid, et mida keegi täpselt kuskil arvab, sest ma loen ka poliitikast iga päev lugusid. Ükski allikas ei ütle, et midagi sellist oleks olemas. Tänagi võtsin Postimehe lahti ja ometi saab pika loo, nii et ilmselt selle looga on samamoodi. Aitäh! Suur tänu. Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh. Teades, et see küsimus on nii lihtne, polnud vaja täpsemalt ju selgitada. Peaminister on Eestis toimuvaga nii hästi selge või kursis ja minu meelest oli see väga kindel ja hea vastus, mis praegu siit puldist ka kõlas. Minu teine küsimus puudutab toiduainete käibemaksu ja siin ei ole ka midagi ette vaja valmistada, sest te olete sellega kursis. Eelnevalt oli 2 riiki Euroopa Liidus, kus toiduainete käibemaksu osas erisusi ei olnud. Need olid Taani ja Eesti. Nüüd on jäänud 1 riik, Eesti. Ka Taani on otsustanud teha erisuse käibemaksu osas, mis puudutab toiduainete käibemaksu. Kas Eesti on jätkuvalt seisukohal ja Eesti tänane valitsus on jätkuvalt seisukohal, et toiduainete käibemaksu erisuse teema ei ole lauale mõistlik panna ja seda ei ole mõtet langetada ja arutada? Sotsiaaldemokraadid on mitmed eelnõud selle osas algatanud ja peavad seda oluliseks ja õigeks. Läbi on viidud ka sellal, kui Piret Hartman oli minister, põhjalik uuring, et oleks kena kuulda teie kommentaari. Et enne oli väga tore öelda, et meil on ikka veel 1 riik, see on nimelt Taani riik, kus seda ka ei ole tehtud ja rahandusminister ütles, et see on väga rumal mõte üldse sellel teemal ka rääkida. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tean, et Taanis uue vasakpoolse valitsusega, kui nii võib iseloomustada, selline põhimõtteline otsus on tehtud. See võtab muidugi mõned aastad aega, nii et kui ma nüüd õigesti aru sain, küsisin seda ka Taani kolleegilt ja ma saan aru, et vist 28. aastast selline plaan on. Nii et eks me kindlasti jälgime huviga, kuidas seda plaan on rakendada ja kuidas need kulud kaetakse. See debatt Eestis on ju käinud ja see viide sellele, et kuskil on põhjalik uuring, on veidi võib-olla suurustamine, et sellist põhjalikku uuringut nüüd otse ei ole. See debatt käib ikkagi ju valdavalt selle ümber, et kas ja kuidas on parem aidata neid, kes rohkem abi vajavad. Ja meie eesmärk maksumaksja piiratud rahaga peab olema enim aidata neid, kes abi vajavad, et selleks on erinevad mehhanismid olemas ja inimesi tihtipeale, eriti väiksema sissetulekuga inimesi aitab enim just tulumaksuvaba osa tõus, mida me just ka nüüd tegime alates 1200 eurost inimestel, selle võrra läks lihtsamaks ja sissetulekud kasvasid, seesama astmeline tulumaks, mille teiegi olete teinud, kaotasime. Ja mis puudutab toiduainete käibemaksu alandamist või muid maksuerisusi, siis maksuerisuste põhiline probleem alati nendes debattides, kuhu nad kinni jäävad, on see, et ta pigem eeskätt aitab neid, kes rohkem tarbivad ja kui on valida, kas inimene saab rohkem raha kätte või ta läheb poodi otsima seda allahindluse silti, siis parem, kui inimene saab rohkem raha kätte, ise ta otsustab seda. Sellised peaksid need mehhanismid ideaalis olema. Nii et aga nagu te ütlesite, kasutasite sellist meeldivat Jüri Rataslikku terminit laual. Ma arvan, et küll ta valimisteni laual on ja eks me vaatame, kui tuleb järgmine valitsus, mis on vasakpoolne, küll meil tuleb astmeline tulumaks ja erinevaid häid mõtteid, aga olgu siiski öeldud, et ma loodan, et ajakirjandusel on ka nii palju vastutustunnet, et ta küsib enne valimisi nende erakondade käest, kuidas seda kõike kaetakse, kellelt see raha võetakse. See on päris oluline. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Tanel Kiik, palun. Ja lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Korra jätkates sealt, kus te lõpetasite, et ega valitsuse maksupoliitika on ju selgelt olnud suunatud eeskätt jõukama ühiskonna heaolu parandamisse ja samal ajal halvendanud madalapalgaliste seisu. See on reaalsuseks. Iga kord, kui käibemaksu tõstetakse, siis rohkem saab pihta väiksema palgaga inimene ja teie tulumaksureform andis rohkem lisaraha, valdav osa sellest rahast läks 20–30% jõukamatest. Need on nagu rahandusministeeriumi faktid, eks ole. Et see raha rohkem kätte tähendab seda, et raha rohkem kätte neile, kellel juba seda raha on ja teise käega siis võetakse selleks katteallikas kas laenurahana, mida praegu massiivselt tehakse 2 miljardi euro ulatuses või siis läbi erinevate maksumuudatuste, mis halvendavad madalapalgaliste inimeste toimetulekut. Nii et ausalt öeldes see nüüd küll jälle maksupoliitika, mille üle oleks põhjust uhke olla. Aga küsimus teile on lihtne. Me mõni aeg tagasi pidasime debatti siin laste ja perede toetamise teemal ja siis te natuke seadsite kahtluse alla minu väite, mille ma täna taas esitan, et riigi perepoliitika
valdkonna eelarve, kui me räägime vanemahüvitistest, peretoetustest, on käesoleval aastal umbes 3,6% riigieelarvest ja ta oli 2020. aastal veel 5%. Ehk märkimisväärselt on langenud riigi poolt suunatav tugi lastele ja peredele võrdlusena riigieelarvesse olukorras, kus tegelikult oleme rahvastikukriisis. Ja nüüd hiljuti tuli veel välja siis rahandusministri avaldusega, et lapsetoetus on üldse aegunud asi. Ja eile vaatasin Aktuaalset Kaamerat, et teie hea koalitsioonipartner rõhutas, et minnakse üle vajaduspõhistele peretoetustele, mis pidi olema lausa riigieelarve strateegias sisse arvestatud. Nii et mu küsimus teile on lihtne, et millises suunas nüüd valitsus liigub? Kas peaks uskuma Eesti 200 sõnumeid ja sealhulgas teie rahandusministri sõnumeid, et lapsetoetus on aegunud või lähevad üldse siin vajaduspõhiseks, või peaks ikkagi lootma selle peale, et te võtate veel mõnes küsimuses kuulda sotsiaaldemokraatide ettepanekuid, nagu üksikvanema lapsetoetus tõsteti nüüd või tõstetakse õigemini 100 eurole, et äkki oleks ikkagi aeg tõsta ka esimese ja teise lapse toetus vähemalt 100 euroni, nagu iga kolmas ja iga järgmine, ning veel enam oleks vaja tõsta elatise abitaset tegelikult tänaselt 200 300 eurole. Et mis on see valitsuse poliitika, mis otsuseid võib oodata teilt riigieelarve kontekstis? Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. No riigieelarve debatid seisavad ees, nagu te teate, et see tsükkel on umbes selline, et suvel augustis Rahandusministeerium teeb selle prognoosi, mille alusel siis järgmist eelarvet kokku pannakse ja riigieelarve strateegiat. Ja selles debatis on kindlasti erinevaid selliseid ühiskonna kaalu punkte. Üks, mis kindel vai, et kaitsekulud on 5% vähemalt, sellel aastal on 5,4% vastavalt sellele, milline on riigikaitse vajadus. Ja nagu teate, see on ka valitsuse esimene prioriteet, et kui ma olen sõnastanud prioriteete, siis number 1 on Eesti riik oleks kaitstud selle naabriga ja teiseks, et me saaksime majanduse kasvule. Maksumuudatused Eestis on tõepoolest tehtud selleks, et majanduse saaks kasvule ja teie valitsusest lahkudes mitmed maksutõusud me ka tühistasime. Et pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid valitsusest ära läksid, meenutan, tühistasime nii ettevõtete kasumi maksustamise, mis oleks majanduskasvu pärssinud, aga tühistasime ka esimesest eurost tulumaksu, mis oleks löönud enim väikse sissetulekuga inimesi, näiteks ka pensionäre. Nii et ei ole see üksiti nii mustvalge, kui te soovite seda näidata. Ja riigieelarve loomulikult alati on piiratud suurusega ja nagu siin see debatt ka varem näitas, kindlasti tuleb debatt selle üle, kuidas vähendada riigieelarve defitsiiti, sest ega meil on praegu see olukord, kus kaitsesse on läinud rohkem raha, sotsiaalkulutused on tõusnud, samal ajal tuleb riiki vähem raha sisse, kui välja läheb. Nii et sellistes oludes me püüame seda eelarvet kõike kokku panna. Kui te küsisite, et kas me arvestame teie ettepanekuid, kõik head ettepanekud on teretulnud, ette ei tea ju lubada, sest isegi ka valitsuskoalitsioonis, isegi ka ministritele reeglid on endiselt samad, et enne kui eelarve ei ole kokku lepitud, ei ole kellelgi õigust ka arvestada uute kulutustega, nii et ükskõik, mida keegi välja ütleb. Lastetoetuste vajaduspõhisemaks muutmist, seda me oleme arutanud erinevates koalitsioonides korduvalt, ka muuseas sotsiaaldemokraatidega. Nii et ärge nüüd enda suud ka seinapraoks tehke. Et seda on arutatud, aga selleks ei ole olemas kvaliteetseid tehnilisi mehhanisme, mida on ka varem välja öeldud, nii et enne kui Sotsiaalministeerium ei suuda, ja see üksiti on ilmselt laiem võimekuse loomine Eesti riigis, luua mehhanisme, mis ütlevad, et üle teatud jõukusastme puhul selliseid toetusi ei maksta, seni ei ole sellest mõtet ka pikalt rääkida. OECD vist oli soovitus seda kaaluda ja erinevad arvustused vanemahüvitise teemal. Rahandusminister on ka sellest kirjutanud, et tema kaitses vanemahüvitist, mitte ei rääkinud lastetoetuste vähendamisest või ärakaotamisest. Et see on, ma saan aru, pigem pealkiri. Aga jah, et enne kui meil ei ole tehnilisi lahendusi selleks, ei ole sellest isegi mõtet rääkida. Täna RES-is on see 28. aasta peal. Ma ei tea, kuidas nende lahenduste tegemisega läheb, võib-olla see on 29, võib-olla 30, võib-olla ei tule kunagi. Et vaatame. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, tänane kolmas küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on Tartu põhjapoolne ümbersõit. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Tartu on teede ristumiskohas. Tartusse sõidetakse sisse, Tartust sõidetakse ka mööda. Nüüd mööda sõitmine on mõnest suunast takistatud või liiga suur ja peab Tartut läbima, sellepärast et ei ole võimalik mööda sõita, ei ole võimalik silda kasutada ja ei ole ka korralikku ringteed mitmes kohas. Kui me räägime põhjapoolsest ümbersõidust, siis see aitaks Tartust osa liiklust kindlasti
ümber suunata ja see on Tartule oluline põhituiksoonte Turu, Riia, Võru maanteede tänavate koormuse vähendamiseks ja olemasolevate sildade koormuse vähendamiseks, keskkonnahoiuks ja teate isegi, olete Tartus käinud ja kohtusite ka enne kohalikke valimisi linnapea Urmas Klaasiga, võtsite tartlaste muret tõsiselt ja lubasite panna põhjapoolse ümbersõidu koos Tiksoja sillaga siis teehoiukavasse sisse, kus ta vahepeal oli välja langenud. Kõik tartlased rõõmustasid. Ja nüüd selgub, et uuendatud teehoiukavas seda siiski ei ole. Kuidas siis nii, härra minister? Aitäh! Jah, ma olen tõesti Tartus päris palju käinud, ikka väga palju ja väga õige, et tõesti see põhjapoolne ümbersõit on Tartu jaoks ja tegelikult kogu Lõuna-Eesti jaoks vajalik ja õige teema. Et kahjuks tõesti ei olnud teda teehoiukavas või vähemalt oli siis vahepeal välja langenud, aga nüüd on ta seal sees. Ma saan aru, et küsimus on ajendatud sellest, et tuli meedias uudis, et nagu oleks ta siin sealt välja jäänud. Aga nagu ikka, siis mõnikord võib meedia tõlgendada olukorda reaalsusest teistsuguseks, nii et tegelik olukord on selline, et 17. veebruaril sellel aastal kinnitatud teehoiukavas 2026–2029 on seletuskirjas sees või kirjas, et Tartu põhjapoolse ümbersõidu, sealhulgas Tiksoja ristmiku ja silla rajamiseks alustatakse põhiprojekti koostamisega. Projekti ehitustegevust kavandatakse riigi eelarvestrateegiates vastavate vahendite olemasolul. Transpordiamet koostab hetkel Tartu põhjapoolse ümbersõidu üle Emajõe osa eelprojekti, sealhulgas siis Kvisenthali silla eelprojekti. Ja sinna juurde siis kuulub ka Tiksoja liiklussõlme sidumine käesoleva või olemasoleva teega. Nüüd selle Kvisenthali silla eskiisprojekt valmib nüüd selle aasta detsembriks ja eelprojekt valmib 31. august 2027. Mis rahastusse puutub, siis kuna see on objektina sees teehoiukava seletuskirjas, siis me saame minna küsima ka Euroopast selle silla ja kogu selle kompleksi ehituseks rahastust sellest 2028+ voorust. Nii et kõik liigub plaani kohaselt, nii nagu sügisel kokku lepitud, et seda ei ole teehoiukava selles tabelis, kus on rahastus olemas. Seal on need objektid, kus on rahastus olemas ja tööd juba käivad, aga Tiksoja sild on siis selles järgus, et käib projekteerimine ja 2028 alates saab ka siis Euroopa Liidu rahastust, peamiselt Euroopa Liidu rahastust, pluss siis Eesti riigi raha ja loodetavasti ka kohaliku omavalitsuse omaosalus saab siis kasutada. Nii et ehitus hakkab 2028 kõige varem. Aitäh! Suur tänu, Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh selgituse eest. See on tõepoolest piisav tähtaeg, arvestades eelprojekt on küll olemas, aga põhiprojekti tuleb teha ka mõnda aega. 28. aastal ehitustööde algus oleks sümpaatne, aga te ütlete, rahastust ei ole. Ja te olete kiitnud selle objekti olulisust mitmest aspektist. Transpordikorralduse, keskkonnahoiu, aga olete näinud seda ka olulise kaitserajatisena ja nimetanud, et Euroopa kaitserahastust võiks olla siis see üks allikas, kust raha küsida. Ma ei oska öelda, kui tõenäoline see on, aga eks te siis ise teate ja teie vilkad ametnikud, kuidas parem läheneda on. Minu küsimus on, et kirjeldage palun ikkagi neid
rahastamise põhimõtteid, nad jaotuvad ju riigi, omavalitsuse ja Euroopa rahastuse vahel. Kuidas see proportsioon on? Kas me räägime 120 miljonist, räägime me mingist suuremast summast või väiksemast summast? Ja ka põhiline küsimus on ikkagi see, et kui üks rõõmustav uudis tuli enne eelmisi valimisi ja natukene häiriv uudis nüüd peale valimisi, et ikkagi päris kindel veel ei ole. Nüüd on uus rõõmustav uudis enne järgmisi valimisi. On see siis kindel, et peale järgmisi valimisi ei tule uudist, et see siiski ei ole teehoiukavas rahastatavate objektide hulgas? Aitäh! Jah, need rõõmustavad ja mitte rõõmustavad uudised on käinud üles-alla selle tõttu, et kes neid andnud on, ja see vahepealne mitte rõõmustav uudis tuli üllatusena meedia poolt, kusjuures seda uudist ei olnud, sellepärast et mitte mingisugust muudatust ei olnud võrreldes sügisese plaaniga. Aga mis puudutab rahastust, siis tõesti need proportsioonid ei ole täna selged, sellepärast et need ei ole selged kellelgi Euroopa Liidus veel, sest see kõik sõltub, et see 2028 voor, mis hakkab, et kuidas seal siis omaosalus versus toetuse protsendid kujunevad. Ja see ei ole sõltuv Tiksoja projektist, vaid üleüldse taristuprojektide rahastusest. Aga kui nüüd küsida, et kes üldse rahastavad, et siis jutt on olnud kogu aeg nii, et põhiraha me loodame Euroopa Liidust, kaasa arvatud kaitse sõjalise liikuvuse fondist, nagu te ka õigesti välja tõite. Et põhiraha on Euroopast, aga lisaks tuleb panna kindlasti nagu ikka taristuprojektide puhul Eesti riigi enda osalus, aga me rääkisime ka Tartu linnaga, et kuna seal ei ole mitte ainult maantee, vaid on ka kergliiklusteed juurde kuuluv, et siis ka Tartu linna panus on oodatud, aga see on täpselt kokku leppimata ja seda polegi praegu veel vaja leppida. Pigem oli vaja saada arusaama, et kas kohalik omavalitsus peab seda ka oma prioriteediks või mitte. Nii et ma arvan, et selles osas on kõik väga hästi. Ja mis puudutab tulevikku, et kogu selle rahastuse ja kogu selle protsessi osas, et siis taristu suured ehitused ongi pikaajalised, ehk siis need hõlmavad mitmeid aastaid ja mul on väga hea meel, et see teema on praegu üleval, sellepärast et see näitab, et see on nagu poliitikaülene, ma loodan, ja kui peaks mingi ime juhtuma, et 2028 ma ei ole enam taristuminister, et siis ma loodan, et ükskõik, kes seda siis on, et ta võtab seda Tiksoja ümbersõitu sama prioriteetsena, nagu me siiamaani oleme võtnud. Nii et teen endast parima ja loodan, et ka järglased järgivad sama teevad. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Jaanus Karilaid, palun. Aitäh juhatajale, hea minister, et Lõuna-Eesti konkurentsivõimest on pikalt räägitud, et Tallinn liiga eest ära ei liiguks. Rail Balticu puhul saime nüüd teada, et lätlased on aeglased ja leedukad on aeglased ja see on põhjus, mis asi valmis ei saa. Aga Tartu maantee 2+2, kas siin on aeglased härra Michal või härra Sutt, et kuidagi see ei liigu ja uudiseid nagu väga ei ole, et millal siis saab valmis, et 2+2 maantee Tallinn-Tartu. Aitäh! Aitäh! Plaanis on nii, et 2+2 maantee Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu on valmis 2035. Ehk siis, kui me praegu teeme teadupärast 45 kilomeetrit Pärnu suunal, tööd käivad. Pärnu suunal käivad tööd kiiremini kui lepingus kirjas, et see on täitsa ikkagi lausa väike ime, aga praegused tublid Eesti teedeehitusettevõtted on tempost ees. See on siis Pärnu suund. Tartu suunal on nii, et järgmisel nädalal peaks olema tähtaeg siis selle Imavere risti ümbersõidu
ehitushanke pakkumistel, siis 13 kilomeetrit ja järgmine lõik, see on ka ammu kirjas, et järgmine lõik on siis 8 kilomeetrit, mis on sealt Imaverest kuni Mäoni ja järgmised lõigud on siis plaanis kuni aastani 2035 ja seal on siis samuti ütleme siis 2 põhilist rahastusallikat. Üks on see, et me igal aastal paneme 85 miljonit mootorsõiduki maksust laekuvat raha paneme täiendavalt siis teedesse. See on üks allikas ja teine on see, et kuna tegemist on siis TNT põhivõrgu teega, nii Tartu suund kui Pärnu suund, siis on Euroopa rahastus eelkõige just nendele 2 teele mõeldud. Nii et ma olen väga optimist mõlema suuna 2+2 ehituse osas kuni siis 2035 valmis. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teemaks on tehingud energeetikas. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Lugesin teie uut kliimaseaduse eelnõu. Kohe alguses räägitakse vajadusest vähendada sõltuvust fossiilkütuste impordist. Suurepärane eesmärk. Kuid mulle isiklikult on arusaamatu, kuidas selle eesmärgiga sobib kokku riigiettevõtte Enefit Green kavatsus ehitada 6 gaasielektrijaama. Nagu teada, oma gaasi meil ei ole. Küll aga on meil põlevkivi. Kuid millegipärast ehitame me gaasielektrijaamu. No minu jaoks midagi ei klapi. Palun selgitage. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Et nendel teemadel oleme siin debatti pidanud õige mitu korda ja hea meelega siis jätkame. See, et me soovime vähendada sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest, on igati ratsionaalne ja mõistlik valik. Kui võtame näiteks Itaalia, kus elektri hind märtsikuus tõusis suurusjärk veerandi jagu, sellepärast et nad kasutavad gaasi elektri tootmiseks ja umbes 40% Itaalias elektritoodangust siis on gaasipõhine ja see oli ka peamine põhjus, miks Iraani sõja ja Hormuzi väina sulgemise tõttu elektri hind Itaalias tõusis. Nüüd Eestis seevastu märtsis elektri hind langes ja langes 60%. Langes seepärast, et talv sai mööda, päike tuli välja, lumi sulas ära, tuul puhub ka ja taastuvenergia võimsused, mis meil on koha peal olemas ja mis kasutavad ka kohalikku tooret. Et me millegi pärast räägime, et Eestis on ainult üks kohalik toore ja see on põlevkivi. Ei ole. Meil on päike, meil on tuul ja meil on ka biomass. Need on kõik kohalikud toormed, mida me kasutame muuseas 68% oma toodetud elektri tootmiseks. Nii et selles mõttes on nii kliimakindla majanduse seadus kui ka energiamajanduse arengukava väga selgelt suunda seavad. Jah, eelmine aasta jäi meil toodetud elektrist puudu 40%, õigemini toodetud tarbimisest katmata 40%, mis tuli impordi arvelt ja ka selle kitsaskoha lahendus on olemas ja töös. Vähempakkumine kuni 2 teravatt-tunni mahus maismaatuuleenergia tootmiseks on välja kuulutatud, augusti lõpuks need pakkumised peaksid ka siis tulema. Nüüd te küsisite veel ka seda, et kuidas siis sobitub gaasijaamade ehitamine kokku selle sama imporditud fossiilkütusest vabanemise põhimõttega. Need Eleringi hanked, ehk siis üks hange, mis on juba tehtud, mahus 186 megavatti elektrivõimsust eelmisel sügisel ja need gaasijaamad peaks siis valmima 2028-2029, ei ole mõeldud elektri tootmiseks püsivalt, vaid on mõeldud tipukoormuse katmiseks ja varustuskindluse tagamiseks. Ja sama põhimõtet tegelikult järgib ka nüüd Eleringi ettevalmistatav hange mahus kuni 900 megavatti, mis on siis mõeldud süsteemi taaskäivitamise vajaduste katmiseks
ja ka seal ei ole need jaamad mõeldud töötamaks pidevalt, vaid samamoodi tipud ja siis, kui tõesti peaks olema erakorraline olukord, et on vaja süsteemi taaskäivitada. Aitäh! Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No ma ei saanud ikkagi vastust küsimusele, miks gaasielektrijaamad, aga mitte põlevkivielektrijaamad, aga mul on teine küsimus. Teatavasti valmistub valitsus ehitama tuumaelektrijaama veel. Kuigi ühtegi formaalset otsust pole veel tehtud, on juba olemas firma, mis valmistub seda elektrijaama ehitama. See on Fermi Energia. Nad on juba leidnud krundi ja saanud isegi detailplaneeringu loa. Küsimus on selline, härra minister, võib-olla on olemas mingid kokkulepped, millest me ei tea, miks käitub Fermi Energia nii, nagu oleks nad juba hankevõitjad. Aitäh! Aitäh, hea küsija! Kuna te ütlesite, et eelmisele küsimusele jäi täielik vastus andmata, et siis ma vastan selle poole ka ära, et miks gaas ja mitte põlevkivi, siis nende vajaduste katteks või täitmiseks, mis varustuskindluse vaatest on vajalikud, ehk et need elektrijaamad oleks kiiresti käivitatavad, põlevkivi elektrijaam lihtsalt ei sobi tehnoloogiliselt. Ja teine põhjus on finantsiline. Megavati võimsuse kohta põlevkivijaam oleks vähemalt 3 korda kallim kui analoogne gaasijaam. Ja kolmandaks, see kõige uuem põlevkivijaam, mis meil on, Auvere, et tema töötab siis, kui ta soovib. Ehk et tegelikult ei ole see ka töökindel ja põlevkivijaama ehitus võtaks ka väga pikalt aega. Nii et ma arvan, et me peame lihtsalt aksepteerima majanduslikku ratsionaalsust nende otsuste tegemisel, kus põlevkivi ei ole enam elektri tootmiseks konkurentsivõimeline. Põlevkiviõli on teine teema. Aga küsisite ka tuumajaama ja tuumaenergeetika kohta. Täna on siis Riigikogus teisel lugemisel suures saalis tuumaenergia ohutuse seadus. Ma loodan, et seda siin erakondade üleselt toetatakse, ehk siis järgmine nädal oleks võimalik ka see seadus vastu võtta, sest ilma selle seaduseta ei ole Eestis võimalik tuumaenergeetikat arendada. Nüüd, kas te ütlesite seda, et valitsus hakkab tuumajaama ehitama? Ei, valitsus ei hakka tuumajaama ehitama, et seda ei ole me kunagi kavandanud. Küll, ma arvan, on väga hea, et meil on olemas vähemalt üks huvitatud investor, kes soovib tuumaenergeetikat Eestis arendada. Ja seetõttu on algatatud ka eriplaneering ja et teha siis nagu see esimese etapi otsused asukoha valiku koha pealt. Nüüd, kui küsimus on selles, kas Eesti riik võiks olla tuumaelektrijaamas üks gaasinvestoritest, siis ma arvan jah, võiks, sest üldiselt tuumaenergia puhul riigi osalus on see, mida eeldatakse, mis annab investoritele suurema investeerimiskindluse, aga sellest punktist me oleme veel nagu mõnevõrra kaugel, et nii nagu ma ütlesin, et ma loodan, et seadus saab nüüd siin Riigikogus vastu võetud järgmisel nädalal ja ka planeeringutega saab edasi liikuda. Ja siis, kui ühel hetkel jõutakse sinna punkti, et on vajalik teha investeerimise otsus, et siis selleks ajaks peab olema ka selge aktsionäride struktuur ja veel enne seda ootame me kõik muidugi, kuidas läheb selle konkreetse tehnoloogia põhjal arendatav väikemodulaarne reaktor Kanadas Darlingtonis, et kui see osutub edukaks, siis ma usun, on ka meil lihtsam. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Rain Epler, palun. Ja aitäh! No, kõigepealt sissejuhatuseks, Andres, et ma olen siin püüdnud kokku võtta nagu kuidagi lühidalt ja löövalt selle valitsuse saamatust riigielu korraldamisel ja riigi juhtimisel, aga sa tegid selle täna minu eest ära. Sa ütlesid, et asi läks paremaks, sest talv lõppes ära ja päike hakkas paistma. Et ma nüüd ootan, et kui siin näiteks septembris
on see siin näiteks kolleeg Leis või sina isa tuleb siia pulti ja kui jutuks tuleb jälle inimeste toimetulek ja näiteks toiduainete käibemaksu võimalik langetamine, siis keegi ütleb, et aga näete, nüüd augustis läks ka asi paremaks. Terve hulk inimesi sai oma kasvuhoonest tomatit ja kurki ja peenramaa pealt porgandit, et mis te virisete, et see on, selles mõttes olen tänulik, selline lühike kokkuvõtte valitsuse tegevusest, et selline ilmastikust sõltuv valitsus. Aga nüüd selle energeetika juurde, et oled sa ju nõus, et omamoodi paradoksaalne on rääkida lause alguses juttu fossiili impordi vähendamisest ja teises otsas kiita gaasijaamade ehitust. Aga minu küsimus on, et kas sa selle arvutus oled ka läbi teinud, nagu sa ise kusjuures mainisid, et põlevkivi õli tootmine on isegi täitsa nagu perspektiivikas äri ja meil on olemas nii riigiettevõttes see võimekus kui ka erasektoris ja sealt tegelikult tekib uttegaasi, et kui me ikkagi põlevkivi peale ehitaksime üles oma riikliku varustuskindluse ja energeetika stabiilsuse, siis me oleksime saaksime tunda ennast palju kindlamalt siin. Ja see, mis sa räägid sellest kiirest reaktsioonist, ega nende kiirelt reageerivaid gaasijaamu on ju sellepärast vaja, et kiirelt ütleme, tootma tulevaid või tootmisest ära kukkuvaid ilmastikust sõltuvaid energiatootmisvõimekusi järjest juurde pannakse. Et kui seda kõike mitte teha, siis me saaksimegi oma riikliku ressursiga ja ma olen suga nõus, mets on ka oluline ressurss. Et miks ikkagi nagu jäärapäiselt sa jätkad seda rumalat energiapoliitikat, Andres, aitäh. Aitäh, hea Rain. Ma muidugi mõistan sinu kimbatust leidmaks nõrkusi valitsuse energiapoliitikas, et ma oleks ka sinu koha peal raskustes, tunnistan ausalt. Aga ma tulen hea meelega sulle appi ja selgitan veel kord, mida me teeme või õigemini, miks me teeme ja mida me teeme. Rajada Eesti energeetika nii varustuskindlust kui ka hinna konkurentsivõimet põlevkivi elektri tootmisele ei ole tänapäevases maailmas mõistlik ega ratsionaalne. See on täitnud ajalooliselt oma rolli ja kohta ja ma arvan, mineviku otsuseid sellepärast ei ole põhjust kuidagipidi kritiseerida. Põlevkivi õli tootmine, selle konkurentsivõime sõltub tegelikult ju ennekõike ära, kuidas muutuvad rahvusvahelise merendusorganisatsiooni regulatsioonid laevakütustele, sest põlevkiviõli väga suures osas läheb laevakütuse ühe komponendina selle kütuse segamiseks. Ja seal ei ole selles mõttes, ma arvan, põlevkiviõlitööstusel Eesti riigi poliitikast nagu mingit takistust, et on olemas kaevandusmahud, on olemas võimekus seda õli toota, kaasa arvatud põlevkiviõli tootmiseks saavad tootvad ettevõtted tasuta CO2 kvoote just nimelt rahvusvahelise konkurentsivõime toetamiseks. Nii et ma arvan, et see on nagu eraldi temaatika. Ja nii kaua, kui toodetakse põlevkiviõli, siis loomulikult tootmisprotsessi osana tekib uttegaas, selle kasutamine elektri tootmiseks on ka mõistlik tegevus. Aga kui enam põlevkivist õli ei toodeta või toodetakse palju vähem, et siis selle võrra ju väheneb ka see uttegaasi panus, mis niikuinii on väike. Ja kui me nüüd oleksime, ütleme, kui meil ei oleks ühtegi taastuvallikast tootvat energia tootmisvõimsust, siis möödunud aastal oleks meie impordi sõltuvus olnud ju veel suurem, et fossiilsete kütuste osakaal oli ainult 1/3 või alla selle koha peal toodetud elektrist. Nüüd gaasijaamad saavad töötada ka biometaanil, mida Eestis toodetakse järjest kasvamas mahus ja mida riigi poolt me ka soosime. Ja teiseks, puhtalt tehnoloogiliselt on need jaamad valmis kasutama kütusena ka vesinikku või vesiniku derivaate. Et selles mõttes me kuidagi ei seo või lukusta ennast nende investeeringutega siis fossiilsetesse kütustesse, nii et täidavad puhtalt varustuskindluse tagamise funktsiooni. Aitäh! Suur tänu! Sellega loeme meie tänase 4. küsimuse käsitletuks.
Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on Rail Baltic. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra esimees, härra peaminister. Sissejuhatuseks, et ma usun, et minu küsimus oli piisavalt täpselt andis teema ette, nii et nagu te siin ennem viitasite kolleegile, et kui on täpselt ette antud teema, siis te olete põhjalikult ette valmistanud, nii et ma loodan nüüd sisukale vastusele. 23. mail möödunud aastal me kirjutasime koos Priit Sibulaga Läti suursaadiku kaudu Läti valitsusele küsimustega Rail Balticu ehituse kohta Lätis. Viitasime seal ka sellele visiidile, mille Andris Kulbergs oli teinud Eestisse ja külastanud korruptsioonivastase erikomisjoni istungit ja rääkinud probleemidest Lätis, nii rahastuse, projekteerimise, maantee omastamisega ja nii edasi. Ja 25. juunil möödunud aastal me saime ka ametliku vastuse Lätist ja seal kuidagi pidi ei kinnitatud, et 2030 aastal nende põhjapoolse lõigu valmimine on kindel, vastupidi, seal öeldi, et ei saa tähelepanuta jätta, et rahastamisprobleemid on jätkuvalt märkimisväärsed ning 2030 eesmärgini jõudmiseks on vaja olulisi poliitilisi otsuseid nii riiklikul, Balti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Öeldi, et Rail Balticu elluviimine peab kulgema vastavalt sellele, kui palju Euroopa Liidu raha või muud välisraha tegelikult tuleb ning vaja on ka tõsiseid täiendavaid otsuseid seoses eelarvega ja viidati ka sellele, et raha on puudu ja kaalutakse ka nii-öelda PPP mudelit ehk et risaraha leidmist erasektorist. See diplomaatilises keeles oli ikka üsna otseselt öeldi ära, et 2030 see valmis ei saa. Samal ajal sõnumid Eestis, teie siin kõrval istuv härra Leis ütles maikuus ERR-il, et Lätil on endiselt plaan 2030 see valmis saada. 30. mai möödunud aasta teie ise olite Riias ja rääkisite sellest, kui kriitiline see valmimine on ja rääkisite, kuidas te saite toonaselt peaministrilt kinnituse, et see valmib. Aga näiteks 5. juunil möödunud aastal te ei pidanud paljuks ka kritiseerida Rail Balticu kritiseerijaid või küsimuste esitajaid ja ütlesite, et kõik need inimesed siin esitavad Kremli jutupunkte. Nii et mu küsimus on, kas te Eesti avalikkusele müüsite viimase aasta jooksul teadlikult sellist poliitilist optimismi, kuigi te tegelikult olite saanud Lätist info või siis kuidas juhtus, et Läti opositsioonipoliitiku jutt ja ka valitsuse ametlik info ei olnud teie analüüsi jõudnud ja te tuginesite valele infole? Pool minutit üle, et natukene palju üle, et oleks see 15 sekundit olnud veel, et siis oleks nagu olnud põhjendatud, aga pool minutit küsimusega üle minna, et palun järgmine kord olla oluliselt tähelepanelikum küsimuse esitamisel. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees ja küsija. Rail Baltic, loomulikult tuleb see valmis teha. Ma ei kujuta ette isegi ühtegi teist võimalikku lahendust. Ja kui te ütlete, et ma eelmisel aastal või sellel aastal midagi sellel teemal olen öelnud, issand, ma olen aastate vältel öelnud. Minu jutt on olnud kaunis järjepidev, et šampanjapudel või siis soovite viinapudel avatakse ikka üldiselt Kremlis, kui põhja-lõuna suunaline trass ei valmi, sest Vene selline kontseptsioon riikide mõjust on tihti seotud olnud ka raudteega ja sellest on rääkinud juba Lennart Meri, nii et ma arvan, mina olin üsna noor mees ja teilgi võib-olla polnud juhked soengut sellel ajal, eks ju, kui sellest räägiti, aga meie tulevik ikkagi on Euroopas, mitte idasuunalise raudtee otsas. Nii et seetõttu ma arvan jah, et ma ka tulevikus ütlen seda, et kui keegi igatseb katki raiuda ühendust Euroopaga ja öelda, et me peaksime seda transiiti kuskile mujale vedama, siis ei saa seegi minult poolehoidu ja arusaadavatel põhjustel ilmselt. Sama on ka meie naaberriigid öelnud huvi Rail Balticu vastu. Näiteks eilegi toimus meil Põhja-Baltimaade peaministrite kohtumine, kus oli ka Ukraina president kutsutud, minu kutsel oli ja Emmanuel Macron oli, Prantsuse president videoteel. Ja sealgi näiteks Soome peaministergi mainis ühendused ära ka pressikonverentsil, et see on väga vajalik. Ja Läti uus peaminister Andris Kulbergis käis minu juures ka päev varem, oli ka sellel üritusel ja ta ütles mitut asja, et ta võtab selle projekti ehk Rail Balticu projekti, võtab ta isikliku juhtimise alla, mis on müts maha, seda ta ütles ka ühisel pressikonverentsil, kui meie ajakirjandus selle kohta küsis, ja teeb kõik, et see saaks võimalikult kiiresti valmis. Ma arvan, et see ongi selline jutt, mida me ju naaberriigi peaministrit ootame, et
et see on ühine projekt, Eesti, Läti, Leedu, aga ka Poola, aga ka Soome näiteks on sellest huvitatud, nii et see on kogu Euroopat puudutav projekt. Nii et mida kiiremini see valmis saab, seda parem, seda soodsam see on, riigikontrolörid on seda ka kirjeldanud. Ja meie poolt on ikkagi selline positiivne surve naabritele olemas, nagu ka leedukate poolt, nagu ka Euroopa poolt, et see tuleb teha valmis selleks, mis ta on kokku lepitud. Sest ma mäletan aega tagasi, kui Taavi Aas vist oli tollal majandusminister, tuli ta majanduskomisjoni ja ütles, et 2026. aastast eesmärgist on saanud 2030. Küsisime, mis juhtus, Taavi? Ja siis ta ütles, et projekteerijad, üks, teine, kolmas, nii edasi, küllap seal olid oma põhjused, aga ootamatult läks edasi. Ja sellist kergekäelist edasi lükkamist ei saa kindlasti lubada. Meil on olemas rahastus, valmidus, ehitus käib ja me saame oma asjad tehtud. Suur tänu, Rain Epler, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, no väga hea, et sa Poola mängu tõid, selles mõttes Poola asetaristuminister ütles, et enne 2040. ei ole kuidagi teoreetiliseltki võimalik, et see raudtee meid Kesk-Euroopaga ühendama hakkab. Aga tuleme siis Kodutanumale tagasi. Nüüd ka meie ametnikud on öelnud, et kui Läti ikkagi tõesti enne 2035. või veel hilisemat aastat seda omapoolset põhjapoolset lõiku valmis ei saa, et siis võime ka meie siin Eestis kaaluda, et teeme selle raudtee ainult Pärnuni. Ja kui sellest Rail Balticust saab vähemalt mõneks ajaks selline Tallinn-Pärnu, vähemalt Euroopaga ühenduse mõttes tupikraudtee, siis kas sa oled valmis tunnistama, et algselt Euroopa ja NATO ühendusena esitletud projektist saab sisuliselt riiklikult doteeritud regionaalraudtee? Ja nüüd küsimus, kui palju see Eesti maksumaksjal igal aastal see dotatsioon Tallinn-Pärnu ühenduses maksma hakkab? Ja teine lisaküsimus sellele, et kas teil on olemas ka mingi analüüs selle mõjude osas selles valguses, et praegu täiesti ilma dotatsioonita on hästi toimiv ja kvaliteetne mugav bussiühendus Tallinn-Pärnu vahel, et kui palju selline regionaalraudtee lisamine sellele liinile kahjustab seda täna toimivat ühendust ja kordan siis seda esimest küsimust, kui palju see hakkab jooksvat dotatsiooni võtma riigieelarvest. Kas sellised kalkulatsioonid on sul olemas või oled sa vähemalt palunud, et need tehtaks? Aitäh! Aitäh! Kuna meil on infotund on üles ehitatud meeldivalt nii, et kohe 2 küsimuse pärast tekib Aivar Kokal võimalus küsida Kuldar Leisilt Rail Balticust ja siis Anastasia Kovalenko-Kõlvartilt minult Rail Balticust, siis me saame kõigile neile küsimustele põhjalikud vastused. Kuldar Leis oskab ka kirjeldada, et aasta pärast ehk on sellised arvutused täpsemalt juba olemas. Aasta tagasi on need arvutused tehtud, nii et ta võib neid ka siis jagada. Nüüd, mis puudutab seda ettekujutust, et Rail Baltic on kuidagi tupikuprojekt või ühe otsa projekt, ega Eesti oma asjad teeb kokkulepitud ajaks valmis, et ma isegi ei saa täpselt aru, mille vastu EKRE ja Keskerakond näiteks võitlevad Rail Balticu puhul. Et ma saan aru huvist võib-olla, et meil ei oleks ühendust Euroopaga ja Vene transiit oleks kuidagi kauses. Võib-olla sellest huvist ma saan aru majanduslikust huvist, aga kui te ütlete, et te sellepärast seda ei tee, siis mille vastu te ometi võitlete, et meil oleks kvaliteetne kiire rongiühendus Euroopaga, mida on julgeolekuks vaja, mida ütlevad on lätlased, leedukad vajavad. Ja Poola, mis iganes aseminister ütles, mina küsisin Poola peaministri käest, mitte kellegi ministri käest ja ta ütles, et kõik saab õigeks valmis. Nii et küllap siis meil on lihtsalt erinevad suhtlusringid. Nii et ärge laske ennast liiga palju eksitada sellest, et uudistes on palju igasugust lärmi ja suurte projektide puhul ma endiselt ei saa aru, millele te täpselt pöialt hoiate, et Rail Baltic ei saaks valmis või. Aga mis Eesti rahva võit sellest on? Rail Balticuga on nii, et kui seda ära ei tehta, tuleb rahad tagasi maksta. Lätlastele, kõigile teistele on täpselt sama sõnum Euroopa poolt. Nii et mulle jääb üsna arusaamatuks see teie nagu järjepidev Rail Balticu vastane võitlus. Eesti inimestel on vaja ühendusi. Vaadake Eesti majandust, vaadake meie julgeoleku huvisid. Meil on vaja ühendust Euroopasse. Ma saan aru, et EKRE positsioon on Euroopast lahkuda. Eks Mart Helme lubas selle toetusrühma teha. Ma ei tea, kas te olete selle ära teinud. Aga mina arvan, et me kuulume Euroopasse. Lennart Meri juba ütles, et meil peab olema kiire ühendus Euroopasse. Nii et lähtume ikka sellest. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun.
Aitäh! No hea peaminister, et selline lihtlabane Vene kaardiga vehkimine, manipuleerimine, ma ei tea, kas te peate Eesti inimesi rumalaks, et nad endiselt usuvad sellist manipulatsiooni, eriti veel erakonna poolt, kes ise soovis alles hiljuti Venemaaga viisavabadust kehtestada, tuletame meelde, see pole mingi väljamõeldis, vaid faktikontrolli poolt kinnitatud fakt, et tegelikult Reformierakond alles hiljuti soovis Venemaaga viisavabadust, ei olnud see mitte ammu. Ja te nüüd räägite, justkui oleks EKRE-l mingit huvi Venemaale kasulik otsuseid teha, vastupidi. Kui vaadata nüüd tegelikult terve mõistuse seisukohast, siis Venemaal oluliselt kasulikum on, kui kogu meie lõunasuunaline ühendus sõltub ühest rööpapaarist seal Ikla suunal. Ja tegelikult oleks pidanud ammu juba valmis ehitama 4-realise Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Kui vaadata Poola poolt, siis juba sisuliselt Leedus Kaunase juures ollakse väljas väga kvaliteetse 4-realise maanteega, mis ühendab kogu Euroopa teede võrgustikuga tegelikult Baltikumi. Et selle ühe rööpapaari peale lootma jäämine julgeoleku mõttes, see on vastupidi ju venelastele heategu. Et kui me tahaks tegelikult päris korralikku, turvalist ja sabotaažikindlamat ühendust, siis me peaks ikkagi tegelikult keskenduma 4-realisele maanteele. Et ja praegu, kus Rail Baltic jääb toppama, siis tegelikult tasuks seada prioriteediks just nimelt selle 4-realise Iklani valmis ehitamise ja suhelda ka lätlaste leedukatega, et saaks Kaunaseni kiiresti selle 4-realise ühenduse, et see on turvaline ja tänapäeval järjest enam inimesi eelistab reisida autoga, kaupu liigutatakse autoga, et tegelikult oleks see 4-realine maantee oluliselt prioriteetsem projekt kui Rail Baltic, millesse te jätkuvalt raha topite ja millesse nagu on nüüd selgunud, siis tegelikult millest ei ole tegelikult ka lähiajal tolku oodata Läti ja Leedu poolsete ühenduste realiseerumise näol. Nii et veel kord, et miks teie tegelikult Kremli heaks töötate, hea peaminister? Aitäh! Aitäh! Mina olen vandanud Eesti Vabariigile ja palka saan ka Eesti Vabariigile. Nii et teil oleks teada. Seda esiteks. Teiseks, Reformierakond Venemaa viisavabadust ei ole soovinud. Ütleme nii, et nii palju, kui ma Reformierakonna seisukohtadest tean, aga ju teil siis on kuskil oma tõlgendus Reformierakonna seisukohtadest. Aga jõudu tööle. Nüüd, mis puudutab maanteid, siis siingi mul on jälle teistsuguseid teadmisi kui teil. Ja hämmastab muidugi, et ilmselt ei ole Tallinn-Pärnu maanteel ammu sõitnud. Seal läheb nüüd veidi alla 50 kilomeetri läheb ehitusse 4-rajalisi teid. Et selle sama automaksuga, mis teab, mis populaarne ei ole või veel vähem armastatud, iga kord, kui arve tuleb, inimesed jälle vaatavad tigeda pilguga. Sellest iga euro aastamaksust läheb meil teede rahastusse, nii et järgneva 4 aastaga 380 miljonit läheb teedesse ja Tallinn-Pärnu trassil nüüd umbes 45 või alla 50 kilomeetri läheb ehitusse 4-rajalist teed. Juba käib, käib juba ehitus. Nii et töö käib, nagu öeldakse, ja ilmselt siis saavad inimesed ka varsti sõita. Aga Rail Balticut on sellest hoolimata vaja, et kiire ühendus Euroopasse, veel kord, raudtees, transpordi, reisijate transpordiks, kaubatranspordiks ja ka julgeoleku vajadusteks on kindlasti oluline. Ja ilmselt ikkagi jääb see debatt sinna punkti, et on neid, kelle jaoks ilmselt õnn transiidis peitub idas, on neid, kes näevad põhja-lõuna suund. Ja mina vist kuulun ilmselt samasse koolkonda, kuhu Lennart Meri kuulus, kes ütles, et rongiga peaks ikkagi Eestist Berliini saama. See oli tema sõnastus, et inimene saaks Euroopasse rongiga kvaliteetse ühendusega ja kiire ühendus on majandusele vajalik, nagu reisijate liikumiseks täpselt samamoodi vajalik. Ja kui te vaatate ka kaarti, siis ma olen üksiti imestunud alati, kui võideldakse ühenduste vastu, et kui sa asud Euroopa ikkagi suhteliselt äärealal, sul on vaja kvaliteetseid ühendusi. Inimestel, majandusel, liikumiseks, hariduseks, kõigeks muuks. Nii et seetõttu see ehk selgitab teile, miks me panustame seda raha ühendustesse ja hea uudis, nagu öeldud, paneme kõvasti raha sellest samast automaksust Pärnu maantesse, nii et sellel aastal, kui keegi Tallinnast hakkab Pärnusse randa sõitma, tuleb ilmselt valuda juba hulga aega. Nii et arvestage sellega, aga sõitke läbi, siis näete, et ilmselt pole käinud. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame 5. küsimuse käsitlemise. Enne kui edasi liigume, on käsi püsti Rain Epleril küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra esimees, täiesti selle infotunni protseduurika ja läbiviimise kohta ongi, et minu täpsustavale küsimusele vastates ütles peaminister, et kuna
siin järgmised ministrid hakkavad ka vastama, et siis ta ei vasta mu küsimusele ja siis selle asemel kasutas oma 3 minutit, et ma ei tea, pidada loengut väga erinevatel teemadel, rääkida midagi Vene kaardist ja muust. Et kas see ongi teie arvates selline lubatud formaat, et piltlikult öeldes võiks peaminister öelda, et mõnel järgmisel korral tuleb siia mõni minister, kes vastab talle esitatud küsimuse ära, või ta peaks püsima küsimusele vastamise juures, või kui ta ei tea vastust, siis ütleme, et ta ei tea. Ja teine küsimus puudutab siis võib-olla sellist isiklikumat poolt, et ega ma saan aru, et selline, kuidas ma ütlen, silma paistmatu ja halli massi sulanduv inimene nii karisma kui soengu poolest, nagu on meie peaminister, et ta tunneb teatavat kadedust inimeste suhtes, kes on säravamad, aga praktiliselt iga kord, kui me kas infotunnis või arupärimiste formaadis räägime sisu küsimustest, hakkab ta rääkima minu soengust. Ja see on täiesti okei, nii inimlikus mõttes, aga võib-olla Riigikogu debati mõttes ma ei ole selles päris kindel ja ma nagu küsingi teilt juhendamist, et kas ka see, kui ma hakkaks võtma, ütleme siin ministrite või siis näiteks puldis olevate kolleegide, kui me arutame sisu küsimusis, ka välimust selle osas lahata, et kas see, nagu te näete, et me oleme selles osas õigel teel, või peaksin peaministrit natuke aitama, et ta püsiks ikkagi, kui me räägime Rail Balticust, et räägime Rail Balticust. Ma saan aru, et tal ei ole julgust ja iseloomu, et ise kuidagi silmapaistvam olla, aga et kas seda peab siin alati niimoodi esile tooma? Aitäh. Suur tänu, et ega sellest patust, et inimestest rääkida nii, nagu nad välja paistavad, et sellest patust siin saalis ei ole paljud priid. Et see käib siin saalis ikka ja jälle asja juurde, aga ma olen aru saanud ühelt poolt, et teil on välja kujunenud juba härra peaministriga selline oma täiesti märgi ja kujundite keel, et te kasutate ka väga oskuslikult üksteise aadressil kõiki neid kujundeid ära, et seetõttu ma istungi juhatajana ei ole pidanud vajalikuks ka sekkuda, sellepärast et see on osa sellest debatist, mida te olete tahtnud siin püsti panna ja see on juba täiesti omane teie omavahelisele väitlusele, et sellisel juhul ma ei näe küll mitte mingisugust põhjust, et ma peaksin nüüd kuidagi istungi juhatajana sekkuma. Mis puudutab nüüd küsimustele vastamist, et siis see on ju poliitiline küsimus ja peaminister vastas ja püsis teemas väga hästi, et ta rääkis Rail Balticust, rääkis poliitilistest valikutest, rääkis sellest, millised on tema väga selged veendumused ja ettekujutus sellest, kuidas projektiga edasi minna. Nii et selles mõttes ta vastas teie küsimusele väga hästi, et ma ei saa küll kuidagi nõustuda selle teie väitega, et ei saanud vastust, et te saite väga selge ja konkreetse vastuse, milline on peaministri positsioon kõigis nendes teie poolt tõstatatud küsimustes. Nii, Siim Pohlak, teil on ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh, jah, absoluutselt tehnilis protseduuriline küsimus, mis tegelikult võiks ka anda veel siis nii-öelda valitsuse infotundidele kvaliteeti juurde, et meil on siin nüüd uuendati neid pilte, need arvutid, et ma ei näe sinna valitsuse sektoris, et seal, kas neil on ka samad võimalused, kas nad saavad näiteks stenogrammis seal ringi vaadata oma selle puldi kaudu, et peaminister lihtsalt ei mäletanud, et kuidas Reformierakond on Venemaaga viisavabadust toetanud, aga kui tal oleks võimalus neid vanu stenogramme sealt vaadata oma ekraanilt, et siis ta saaks ju lugeda, kuidas välisminister Urmas Paet 2011 jaanuaris Riigikogu ees ütles, et viisavabadus Venemaaga on pikas perspektiivis loomulik areng, ehk see on vaid aja küsimus, kinnitas reformierakondlane, et kui oleks peaministril selline võimalus, ta saaks neid fakte kontrollida ja meil jääks pool sellisest debatist, kus võib-olla tekivadki valeväited, et Reformierakond pole kunagi Venemaaga viisavabadust toetanud. Nii, aitäh, ma sain teie küsimusest aru, ma sain küsimusest aru, vastan teie küsimusele, et mina ei näe sellist võimalust nendes uutes pultides, et süveneda vanadesse stenogrammidesse, sellepärast, et siin on meie kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne, siin me näeme, kes osalevad, meil on olemas praeguse infotunni päevakord ja meil on istungi üldine vaade, rohkem meil siin neid vaateid ei ole. Et see konkreetne hääletussüsteem ei ole ka
ühendatud välise internetiga, nii et selleks peab olema ikkagi eraldi seade, millelt on võimalik siis seda vaadata. Ja see ei ole üleüldse nii lihtne, et hakata otsima nüüd mingist vanast stenogrammist ühte lauset või ühte väljendit, et mille üle siis vaielda. Nii et selle eeltöö peavad ikkagi inimesed ise enne infotundi ära tegema, nii et ma ei saa teid siin rohkem kuidagi aidata. Nii aga te võite vaadata, et peaministril on täpselt seesama vaade, mis on teil selle hääletuspuldi peal, aga loomulikult tema siis, kui läheb hääletuseks, selle koha pealt hääletada ei saa, et see puudutab ainult Riigikogu liikmeid. Nii, sulgen ja olen sulgenud siis 5. küsimuse, liigume edasi. Tänane 6. küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on laste heaolu. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea peaminister. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon kärpis selle aasta algusest omavalitsustele eraldatava huvihariduse toetust 10 miljonilt eurolt aastas 9 miljonile eurole. Samuti on koalitsioonierakondade saadikud korduvalt tagasi lükanud siin saalis tehtud ettepanekuid koolilõuna rahastuse kaasajastamiseks, mis on aastaid püsinud 1 euro tasemel, mistõttu peavad mitmetes omavalitsustes lapsevanemad selle kuluvahe ise katma ning kohati polegi koolilõunad lastele ja noortele enam tegelikult tasuta. Ohtu sattus ka lastelaagrite käibemaksuvabastust, kuid hiljem tugeva kriitika järel lubasite selle siiski alles jätta. Nüüd loeme, et valitsuse ministrid, sealhulgas rahandusminister Jürgen Ligi ja haridusminister Kristina Kallas kiidavad heaks OECD ettepaneku võtta osadelt peredelt lastetoetused üldse ära. Kristina Kallas teatas eile Aktuaalsele kaamerale, et valitsus on tõepoolest eelarvestrateegias püstitanud eesmärgiks lastetoetuste ja perehüvitiste arvelt kokku hoida ja nüüd olevat vaja seda eesmärki realiseerida. RES-is sätestatud kärpeülesanne on muide 100 miljonit eurot aastas, mis on rohkem kui 1/4 laste- ja peretoetuste kogu eelarvest. Kas oskate öelda, milliseid lastetoetusi ja kui palju on valitsusel plaanis kärpida ning keda kavatsetakse neist sootuks ilma jätta, et täita kokkuhoiu eesmärki, milles Kristina Kallase sõnul on valitsus juba ammu kokku leppinud? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Kõigepealt mitut asja peegeldan, et laagrite vabastuse kohta või selle käibemaksu vabastuse kohta ütlesime me juba varem, nii mina kui haridusminister, et seal tuleb lahendus leida ja mul on väga hea meel, et see lahendus leiti. Kas Riigikogu komisjonis vist tehti vajalikud parandused ja ma loodan, et see lahendus on leitud. Seda esiteks. Teiseks, OECD-l oli hulk erinevaid soovitusi, muuhulgas ka lastetoetuste puhul ja nii edasi. See ei tähenda seda, et need soovitused kuidagi ellu viiakse, et seal oli ka soovitusi varamaksudest ilmselt ja nagu alati antakse ettevõtluse maksustamisest ja kõigest muust. Et oma eelarvet ja makse me siiski teeme ise. Lastetoetusi see valitsus kärpima ei hakka, me just suurendasime üksikvanema toetust või täpsemalt suurendame lisaeelarvega üksikvanema toetust tulevastel aastatel. See on nüüd meil kui juba ka sotsiaaldemokraatidega koos valitsuste ajal olnud debatiks, see on siis see erakond, kus teiegi olete, et tulevikus võiksid olla toetused vajaduspõhisemad, kui me suudame eristada, et millised grupid ühiskonnast on need, kes ei vaja riigilt rahalist toetust. Ja see debatt alati on olnud sellel tasemel, et jõuka ettevõtja puhul ilmselt see toetus ei ole nii vajalik või Riigikogu liikme puhul see toetus ei ole nii vajalik, kui abivajaja puhul ja abivajaja vajaks seda võib-olla suuremas mahus kui jõukam inimene. Ühiskonnas see printsiip minu hinnangul on üldiselt arusaadav, aga probleem on selles, et meil ei ole tehnilist lahendust. Nagu ma ka enne kirjeldasin, et me oleme mitmeid aastaid seda arutanud valitsuses ja sotsiaalsüsteemis ei ole tehnilist lahendust selle elluviimiseks. Ja seetõttu on ka mõistlik ühiskonnas see pinge ja ootus maha võtta, et meil õnnestub seda teha kohe kuidagi, et nüüd eelarve tuleb, me kohe midagi kärbime, muudame, ei, seda ei tule. Me oleme täna lootnud, et 2028. aastaks suudab Sotsiaalministeerium pakkuda lahendused välja. Kui suudab, on hästi, kui ei suuda, siis jääb see jälle tuleviku debattideks, sest ühiskonnas, nagu te märkate, on see debatt pidev.
ja eriti sotsiaaldemokraadid kipuvad seda debatti ju pidama, et jõukamatele võiks vähem toetusi maksta ja abivajajatele rohkem. Ja üldiselt printsiibina on see ju, mulle tundub, ka kõigile arusaadav. Aga häda on selles, et meil ei ole lahendusi. Nii et selle kindluse ma võin küll anda jah, et lähiaastatel või lähiajal lastetoetusi kindlasti kärpima ei minda. Ja see peegeldus, mis oli OECD raporti tutvustamisel või soovituste tutvustamisel, oli pigem tingitud sellest, et rahandusminister kaitses vanemahüvitise süsteemi, mis Eestis on väga hea ja seda tuleb kaitsta. Aitäh! Suur tänu! Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh! Statistikaameti andmetel elas 2024. aastal absoluutses vaesuses 4,6% Eesti lastest ehk enam kui 12 000 last. See tähendab, et ligikaudu iga 20. Eesti laps kasvab peres, mille sissetulek jääb alla arvestusliku elatusmiinimumi ega kata piisavalt isegi esmavajadusi, sealhulgas toidu, riietekulu ja eluasemekulusid. Eriti muret tekitav on, et laste absoluutne vaesus on aastaga peaaegu kahekordistunud. 2023. aastal oli vastav näitaja 2,4% ja 2024. aastal juba 4,6%. Sellest tulenevalt küsingi, et kui te eelmisele küsimusele vastates ütlesite, et teil pole andmeid, aga praegu meil on konkreetselt väga head andmed olemas nende enam kui 12 000 absoluutses vaesuses elava lapse kohta, siis küsingi, milline on Vabariigi Valitsuse konkreetne tegevuskava nende enam kui 12 000 absoluutses vaesuses elava lapse ja nende perede toetamiseks, milliseid täiendavaid meetmeid kavandab valitsus laste vaesuse vähendamiseks juba sellel aastal ning kas peaminister peab praegust pere-, sotsiaal- ja maksupoliitikat piisavaks olukorras, kus iga 20. Eesti laps elab allpool esmavajaduste katmiseks vajalikku miinimumi? Aitäh! Jah, aitäh, hea küsija. Mure on täiesti mõistetav, et eesmärk ongi vähendada absoluutset vaesust. Et kui ma vaatan nüüd läbi ajaloo, siis kõikidel valitsustel läbi aegade on eesmärk olnud vähendada Eestis vaesust. Ja 10 aasta vaates on absoluutses, see on 10 aasta lõige, et siis saab trendi jälgida, on absoluutses vaesuses olevate laste arv vähenenud 1,8 korda ehk peaaegu 2 korda. On vähenenud 10 aasta jooksul absoluutses vaesuses elavate laste arv. Kui 2014. aastal oli absoluutses vaesuses 22 000 last, siis 2024. aastal oli see natuke alla 12 000, 11 800. Nii et kui küsida, et mis selle vastu aitab, siis absoluutsest vaesusest muidugi aitab välja majanduskasv, tööhõive. Need on kindlasti sammud, mida me ka astume. Ja kui vaadata nüüd tegevusi, mida ma ka enne teie kolleegidele siin kirjeldasin, siis 2 prioriteeti. Üks on kaitstud riik, teine on majanduse kasvule pööramine. Majanduse me oleme kenasti kasvule, ma arvan, suutnud pöörata, et loodetavasti see ka nii jääb trendina. Kui Euroopa piirkonna majanduskasv on seal 0,7% juures, Eestis 2,4% juures, siis see on väga pikalt mitu aastat oodatud sõnum, et me saaks majanduse kasvule, sest ütleme nii, et väga tihti just töökoha olemasolu, kvaliteetne töö ja ütleme korralik palk selle eest on just see marker, mis siis tagab inimestele toimetuleku, ükskõik millises olukorras nad on. Nii et majanduse kasv on see, mis toob Eesti inimestele jõukuse. Sotsiaalpoole pealt tõstsime toimetuleku toetust 10%, ilmselt tõstame seda veel, ma arvan, et selle järgi on vajadus olemas. Alampalk kasvas, seegi on hiljuti kasvanud. Nüüd selle lisaeelarvega tõstame üksikvanema toetust ja ma ei välista ja pigem arvan, et küllap see jälle tulevikus tõuseb, sest selle järgi ongi vajadus olemas, et kui vaadata just neid samu küsimusi. Nii et üldiselt pidevaid samme astume ja nagu te vastusest ja numbritest nägite, siis 10 aasta vältel see trend on oluliselt paremaks läinud, aga see ei tähenda seda, et probleem on lõpuni lahendatud. Et ma arvan, et sellega tuleb igal juhul tegeleda, et inimeste jõukus kasvaks ja vaesuses elavate inimeste, muuhulgas ka laste arv väheneks. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Ester Karuse. Palun! Ja aitäh, lugupeetud peaminister, et te ise ütlesite,
et kohe teil seda tehnilist lahendust võtta ei ole, et lastetoetusi vähendada, aga ometigi riigieelarve strateegias seisab ju, et alates 2028. aastast soovib valitsus vajaduspõhiste toetuste pealt kokku hoida 100 miljonit eurot aastas. Et praegu kulub siis laste- ja perehüvitiste maksmiseks ligikaudu 393 miljonit eurot aastas, aga see summa niikuinii ju igal aastal väheneb, sest et meil paraku sünnib lihtsalt lapsi üha vähem. Et see 100 miljoni eurone kokkuhoid tähendab ju ligi veerandit kogu laste- ja perehüvitiste eelarvest, et see on väga ulatuslik kärbe. Aga OECD on soovitanud hakata toetusi vähendama juba keskmist palka teenivate lastevanemate puhul. Ja rahandusminister Jürgen Ligi kiitis seda ettepanekut ju pressikonverentsil ja nimetaski lastetoetusi aegunuks ja ebaefektiivseks. Aga minu arvates on sellel konkreetsel toetusel ka sümboolne väärtus, et see ju päriselt ütleb, et iga laps on ühiskonnas oluline. Et minu meelest ei ole siin küsimus ainult rahas. Aga mind hämmastab tegelikult üks teine asjaolu, et Reformierakond on ju aastaid võidelnud niinimetatud maksuküüru vastu, väites, et inimese suuremat tööpanust ja kõrgemat sissetulekut ei tohi karistada. Aga nüüd räägitakse süsteemist, kus suurema sissetuleku korral hakkaks vähenema lapsele makstav toetus. Et minu meelest paljudele Eesti peredele kõlab see nagu maksuküüru tagasitoomine, lihtsalt seekord siis lastega perede jaoks, et maksuvaba tulu vähenemise asemel väheneks hoopis lastetoetus. Ja seetõttu ma küsingi teilt, et kas teile ei tundu see ettepanek sisuliselt maksuküüru tagasitoomist just lastega perede jaoks, et kas te päriselt ka peate õigeks otsida riigieelarve tasakaalu lastega perede toetuse vähendamise kaudu ajal, mil Eesti sündimus on rekordmadalal ja perede kindlustunne tuleviku suhtes niigi on vähenemas? Aitäh! Aitäh! Härra peaminister, palun. Jaa, kui te küsisite kas-küsimuse, siis vastus on loomulikult mitte, et kindlasti me ei otsi riigieelarve tasakaalu lastega perede olukorra halvendamise arvelt, et oleks öeldud, et te saaksite vastuse, et oleks klaar. Muuhulgas ka näiteks hiljuti ju automaksu ringi tegemise käigus just lastega perede olukorda arvestades astusime samme, nüüd tõstsime üksikvanema toetust. Ja nagu ma ka teie kolleegile kirjeldasin, siis peaaegu 2 korda on vähenenud 10 aastaga absoluutses vaesuses elavate laste arv 22 000-lt 12-le, aga see ei tähenda, et see tee on lõpuni ära käidud või probleem on lahendatud. Selle probleemiga tuleb tegeleda. Ja kõige kindlam viis vaesusest jagu saada on ikkagi luua jõukust, anda võimalusi. Ja üks minu valitsuse prioriteete on majanduse kasvule saamine. Majandus on kasvul ja sellisena tuleb seda hoida ja sellele tuleb hoogu anda. Ja selleks ka muudatusi teha. Nüüd, nagu ma ütlesin, jah, et RES-i eelarvet, RES on strateegia, eelarve konkreetsed otsused, seda me hakkame tegema augustis, septembris, siis me kirjeldame ära täpselt midagi, aga vahendeid ega tehnilisi lahendusi selleks, et seda kõike vajaduspõhiseks muuta praegu ei ole, nii et selle pinge võime ühiskonnast kohe maha võtta. Te ütlesite, et Jürgen Ligi kiitis. Mina jälle lugesin seda, mida Jürgen Ligi kirjutas ja ilmselt tasub teilgi lugeda. Jürgen Ligi kaitses vanemahüvitise süsteemi ja üritas ajakirjanikule selgitada ja ilmselt siis suhtluses läks midagi kaduma. Ei tea küll miks, et vanemahüvitis kui selline süsteem on Eestit väga hästi teeninud ja ma arvan, et see on Eesti ajaloo üks paremaid otsuseid ja seda tulebki kaitsta. Ja ma arvan, et ta tegi õigesti, kui ta seda kaitses. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus on taristuminister Kuldar Leisile. Küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on Rail Baltic. Aivar Kokk, palun. Ja, aitäh. No hetkel tundub, et ka täna on kuum teema Rail Baltica ja selle ehitus. Et kui 2017 siin saalis seda ratifitseeriti, siis lepiti kokku, et kõigepealt ehitatakse valmis Pärnu-Tallinn vahel. Ja tänasel hetkel tundub, et ka tänane Läti peaminister on selgelt öelnud, et 2030 on ebareaalne, et see raudteelõik jõuaks ka Riiast Eesti piirini. Ja mul ongi selle peale küsimus, et kas te olete vahepeal saanud arutada, sest sama küsimust ma olen ka varem küsinud, et kas ei oleks täna ikkagi mõistlik Lätiga kokku leppida, et Pärnust hakkab raudtee ehitus edasi siis, kui
Riiast hakkab Eesti poole tulema, et ei ole vist mõtet Häädemeeste kanti viimast peatust teha. Viimaste andmete järgi siis 15 kilomeetri raadiusest ei ole ühtegi elumaja seal lähedal, et kes seal raudtee peale läheks või rongi peale läheks või tuleks. Et see on lihtsalt üks suur kulu ja selle riigipoolse toetuse, mis on arvestatud RES-i CO2 kvoodi rahadest, võib-olla oleks mõistlikum kasutada kusagil mujal ja kui Läti on valmis panustama ja on selge, et järgmisest perioodist on ka võimalik raha juurde saada Rail Baltica ehituseks, siis minna selle ehitusega edasi, aga ma olen kindlasti seda meelt, et Pärnu ja Tallinna vahel tuleks ära lõpetada, sest sinna on täna nii palju investeeritud ja ma saan aru, et praktiliselt on kaetud ka ehitushangetega, et seda pooleli jätta ei ole mõistlik, aga edasi ehitada tühja kohta, kus edasi rong ei liigu, vist ei ole mõistlik. Või mida teie arvate? Aitäh! Aitäh! Tõesti, täna on kuum teema Rail Baltic ja enamus sellest jutust oli väga mõistlik, mis praegu just küsimuse pähe esitati. Et tegelik seis on siis see, et me ootame Läti ja sealhulgas ka siis Euroopa Komisjoni seisukohta, et mis siis Läti tegelikult suudab või ei suuda, ehk siis me ei reageeri meedia vahendusel ühe või teise isiku Läti poolse jutu peale, vaid meil on vaja ikkagi ametlikku seisukohta, mis Läti ja sealhulgas siis ka Euroopa Komisjon ütleb Rail Balticu võimaliku ajastuse või valmisehituse tähtaegade osas. Aga see, mis puudutab Eesti ehitust, siis jah, nii ongi, et Tallinnast Pärnuni on eelkõige ehitus ja üle 100 kilomeetri ulatuses see ka käib füüsiliselt ja nii oligi plaanis ja ehitus käib vastavalt graafikule. Nüüd see, mis puudutab Pärnust allapoole, siis seal on ettevalmistavad tööd, ehk siis projekteerimine ja kõik sinna juurde kuuluv, mis on igal juhul vaja ära teha ja see ka samamoodi praegu plaani järgi käib. Aga ma kordan veel kord, et põhitööd käivad just põhja poole, ehk siis Tallinnast allapoole Pärnuni. Nüüd, mis puudutab sellesse teemasse, et näiteks Häädemeeste, et kui see on 15 kilomeetrit esimesest asundusest, siis tegelikkus täna näitab seda, et Rail Balticu trassi ääres, ka nende väikeste peatuste ääres, nad on väga-väga huvitatud, et trass tuleks ja ka need väiksemad peatused sinna ümber juba tekib nii elamuarenduse algeid kui ka tööstuste algeid. Alles siin mõni nädal tagasi käis läbi uudise, et just sinna Häädemeeste Rail Balticu peatuse lähedusse kavandatakse metanolitehast. Kui Rail Balticut ei oleks, siis ei oleks, või Rail Balticu kavatsust ei oleks, siis ei oleks metanolitehast ka sinna mingil juhul üldse planeeritud. Nii et igal juhul me liigume oma plaanidega edasi ja see on kogu majanduse jaoks, ma ei räägi ainult liikuvusest, vaid kogu majanduse arengu jaoks ja ka elamu arenduse väga-väga vajalik projekt, mida Eesti ja ka teised riigid teevad. Aitäh, Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Ma loodan, et Pärnust edasi ehitamise ja projekteerimise juures ei tekiks seda olukorda, mis küll ajakirjanduse kaudu tundub, et on juba tekkinud, et hanked tehakse projekteerimise ehitus. Et kui on need puhtad projekteerimishanked, siis on see mõistlik, sest ma loodan ka, et ühel hetkel see trass valmis saab, kui on sinna nii palju investeeritud, aga nii kaua, kui ei ole selge, et see rong kuhugile jõuaks. Ei ole mõtet täna Pärnust edasi ehitada selleks, et mõned inimesed äkki sinna rongi peale lähevad või äkki tuleb mõni ettevõte. Neid ettevõtteid on Eestis olnud siin aastakümnetel, kes on lubanud pudrumägesi, aga vähestest on tulnud ka väga head asjad. Aga mul on
selle jutu peale lihtne küsimus, et kui suured dotatsioonid on kavandatud Rail Balticu raudteetaristu ülalpidamiseks ja rongiliikluse korraldamiseks pärast projekti valmimist? Aitäh! Aitäh! Konkreetne vastus on see, et viimane tasuvusanalüüs on tehtud 2024. aastal ja see on saadaval Rail Balticu kodulehel, nii et seal on igasuguseid erinevaid lõike võimalik nagu välja võtta, mis täpselt huvitav. Et ma olen seda eelmistel kordadel ka erinevates küsimustes-vastustes öelnud, et kellel on huvi, siis sealt saab võtta viimase analüüsi ja olen ka saatnud seda huvilistele, et kui sealt ei taha ise võtta. Nii et see on hästi põhjalik analüüs olemas 24. aastast. Aga ma toonitaks omalt poolt ka seda, et raudtee ja ühistransport üleüldse, mitte ainult raudtee, vaid kogu ühistransport, nii ka bussiliiklus kui ka kohalik lennuliiklus, et kõik on riigi doteerimise peal ja me ei saa vastanduda nagu ühte teisele. Et meil on vaja neid erinevaid vorme ja võibki tunduda näiteks lennuliikluse kohta, et mis me sinna Kärdlasse või Kuressaarde Tallinnast ikkagi seda lennukit paneme, et see ju maksab täiendavat raha, aga tegelikult nende inimeste jaoks, kes seal elavad või kellel sinna liikumist on see nagu väga, väga vajalik. Ja teistpidi ka bussiliiklusega samamoodi, et kuhugi Setumaale ei ole mõtet bussi liikuma panna, sest see ei tasu juba. Sest bussiliiklus tasuks ainult Tallinnast 5 kilomeetrit raadiuses. Aga me ei saa Eestis võtta niimoodi, et mis tasub ainult pealinnas teha, vaid me peame vaatama kogu Eestit ja selles mõttes iga uus selline võimalus, et Eesti areneks ühtlasemalt, on väga-väga vajalik. Seda enam, kui ka tänu sellele Eesti ühtlasema arengule on meil ka kiire tee Euroopasse. Nii et ma väga keskenduks sellele, et me ei välistaks ühte liikumisviisi teisele ja ei mõtleks kogu aeg sellele, et kas ikka tasub ära seda raudteeliiklust üleval pidada või mitte. Kas kahjuks või õnneks, aga kui me võrdlemegi Euroopaga, siis kõik Euroopa riigid maksavad raudteeliiklusele peale, aga reisijateliiklusele, aga kui juba raudtee on olemas ja on mõistlik või on mõistlik rajada, siis see on kindlasti väga vajalik ja seda näitab ka muu Euroopa praktika. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Mart Maastik, palun. Ja suur tänu, härra eesistuja, austatud minister. Ma olen igati nõus sellega, et kui Rail Balticut nüüd edasi ehitada, et siis on mõistlik seda teha Pärnuni esialgu ja ilmselgelt ka siis seda CO2 raha võiks ju kulutada või investeerida, mitte kulutada mõistlikumalt. Ja siit ka võib-olla selline küsimus, et teatavasti kui olid valimised, siis kõikide erakondade esindajad vähemalt Hiiumaal, Saaremaa ja siis Läänemaa piirkonnas lubasid, et toetavad ka Haapsalu-Rohuküla raudteeehitust. Et väga lihtne küsimus, et kas nüüd oleks teil võimalik ju täita seda lubadust, kui me mõtleme selle peale, et aastaks 2030 ju kindlasti see Rail Baltic ei valmi, vähemalt Läti poole pealt, et siis seesama puuduolev jupp, mis on siis Turbast kuni Rohukülani, mille maksumus iseenesest ei ületa 100 miljonit ja kui me vaatame seda, kui palju pannakse praegu Rail Balticusse igal aastal siis nii-öelda seda CO2 raha lisaks Euroopa Liidu rahale, siis on see suhteliselt pisike summa. Et kas te olete seda asja arutanud ja võib-olla oleks mõistlik praegu, seal on ju kõik joonised on ka olemas, projektid on olemas, ainult raha on puudu. Et äkki oleks mõistlik siis natukene atra ümber seada ja vahepeal teha valmis väga oluline just ka regionaalpoliitiliselt siis Turba-Rohuküla liin. Aitäh! Aitäh! Meil oli, kas oli nädal või natuke rohkem tagasi, oli kohtumine Riigikogu Rail Balticu, mis ta siis on, initsiatiivgrupiga, toetusrühmaga, ja mitte Rail Balticus, vabandust, Haapsalu raudtee. No, Rail Baltic on ikkagi
miljonid toetajad, et vahemärkusena, et ükskõik millisest saadikuga ma kohtun ka Euroopa tasemel, siis kõik räägivad Rail Balticust, et eile oli Prantsuse suursaadik, kohalik suursaadik oli kohtumine ja ainuke jutt oli Rail Balticust ja nad väga toetavad. Nüüd Haapsalu toetusgrupiga oli kohtumine ja nende sõnul see lõik, mis on puudu, ei maksa mitte kuni 100 miljonit, vaid see maksab 200 miljonit. Et ärge seda juttu, et see 100 miljonit on kuskil nagu ise levitage, et see ei ole tõsi, mida muidu peab hakkama seda jälle ümber tõukama, ehk siis nende enda sõnul on see 200 miljonit. Nüüd me ei saa Rail Balticu rahadega ehitada Haapsalu raudteed ja Haapsalu toetusrühmaga jäi jutt, et me saame seda küsida, seda 200 miljonit tänases teadmises, saame seda küsida siis järgmisest Euroopa Liidu rahastusvoorust, aga me enne seda kindlasti ei tee valitsuse poolt otsust, et me Eesti riigi rahadest Haapsalu raudteed ehitaks. Seda kokkulepet meil ei ole. Nii et ärme vastandu Rail Balticut Haapsalu raudteele, need on eraldi projektid. Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi, aga jääme sama teema juurde, sest ka 8. küsimus puudutab Rail Balticut. Peaminister Kristen Michal vastab sellele küsimusele ja küsimuse esitab kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Seega siis teema on Rail Baltic ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Jaa, aitäh. Austatud peaminister, tõesti, me oleme Rail Balticu teemal päris mitu korda siin infotunnis mõtteid vahetanud ja ma olen päris pikalt juba rääkinud erinevast riskidest ja ohtudest, et kas või see, et rohkem kui aasta juba ma olen rääkinud sellest, et Lätis on 0 kilomeetrit raudteed ehitatud, neil on 4,4 miljardit eurot puudu, projekti on oluliselt kärbitud, täna ka tasuvus pole enam see, mis varasemalt arvutati. Probleem on ka selles, mida juba öeldi, et Läti pigem prioriteediks on lõuna pool. Ja me oleme olukorras, kus on nüüd saamas reaalsuseks see risk, millest ma rääkinud, et me ehitamegi 3 miljardi eest Tallinn-Pärnu, Tallinn-Häädemeeste raudteed. Ja see küsimus oli mitu korda käsitletud korruptsioonivastases erikomisjonis, et minu kutsel osales ka Läti parlamendi uurimiskomisjoni esimees härra Kulbergs, kes väljendas neid samu muresid ja too hetk, kui ma teile nendest probleemidest, nendest muredest rääkisin siin infotunnis, palusin esitada riskianalüüse, küsisin, kas üldse sellised riskianalüüsid on olemas, kui Läti omalt poolt õigeaegselt raudteed valmis ei ehita, et siis te naeruvääristasite erikomisjoni tööd, naeruvääristasite külalist, Läti kolleegi ja ütlesite, et tegemist on Kremlist tuleneva vastutööga Rail Balticule. Täna ka siin infotunnis kõlas juba see argument natukene ka teie suust. Aga täna on sellest samast Läti parlamendi uurimiskomisjoni esimehes saanud Läti peaminister. Ja ta alles paar päeva tagasi kohtusite temaga, oli arutusel ka Rail Balticu teema ja Läti peaminister kordas neid samu probleeme, samu argumente, mida ta on varasemalt kordanud ka siin Riigikogus komisjoniga kohtudes, need samu asju, mida mina olen teile öelnud, kohud ja riskid ja eelkõige ka see, et Läti ei saa oma osa aastaks 2030 valmis. Et kas te kohtumisel Läti peaministriga kordasite seda sama väidet, mida te ka infotunnis ütlesite, et tema sõnumid on Kremlist tulenev vastutöö projektile? Aitäh. Aitäh. Hea küsija. Jah, ma saan aru, et opositsioonis olles on alati lihtne kõike kritiseerida. Aga küsime siis, kelle jaoks seda ühendust on vaja. Et juba Lennart Meri ajast on Eestil olnud suund ja Lennart Meri tollase presidendina seda ütles ja mina olen temaga väga nõus, et Eestil on vaja kiiret ühendust Euroopasse. Meie tulevik ja õnn ei saa olla selles, et ida suunas lähevad meil transiidiühendused. Meie maailmavaated siin ilmselt erinevad. Ja seetõttu ma arvan tõesti, ma olen seda ka korduvalt öelnud, ma ei ole kindlasti Eestis ainukene, kes seda on öelnud ja ma ütlen seda ka tulevikus, et kui Rail Baltic ehk põhja-lõuna suunaline ühendus, kiire ühendus, Euroopa jaoks vajalik ühendus, Eesti jaoks, Baltimaade jaoks vajalik ühendus, mingil viisil, moel, ajal nässu keeratakse,
siis šampanjapudel või mis iganes pudel avatakse Kremlis. Muidugi, see on selge, pole ühtegi kahtlust. Ma arvan, et sellega on nõus kõik minu kolleegidest peaministrid. Nüüd jah, vestlesin ka Läti peaministriga ja nagu ta pressikonverentsil ka kenasti ütles, mitut asja. Nüüd, kus ta on peaminister, võtab ta selle projekti enda vedada ja enda vastutada, mis on väga positiivne ja mis näitab seda, et tema kriitikast on võimalik ka konstruktiivset tegevust saada. See tähendab seda, et ta nüüd peaministrina võtab selle vedada ja ta püüab lähiajal pakkuda välja lahendused, kuidas sellega jõuda võimalikult kiires tempos valmimiseni. Pange tähele. Nii et mitte ei ole tema ettepanek, et jätame kõik pooleli, lööme käega, nagu te ütlete. Ei, tema ettepanek on sellega võimalikult kiiresti valmis saada, sest huvi ühenduse vastu on Eestil, Lätil, Leedul, aga on ka Soomel, Poolal, Euroopal laiemalt ja meil on vaja kiiret ühendust. Meil on vaja kiiret ühendust. Kui te vaatate kaarti, siis Eesti ühendused Euroopasse on kindlasti vajalikud. Sellest pole vähimatki kahtlust. Majanduse jaoks kõigeks muuks. Kuhu me siis kuuluda tahame ühenduste mõttes? Me ikkagi tahame Euroopasse kuuluda, Euroopaga ühenduses olla. Ja mis puudutab komisjoni, siis tõepoolest, kui just ei ole konkreetset korruptsioonijuhtumit, siis minu arvamus on sama, mis on ka ajakirjanduses tihtipeale kõlanud. Ma nõustun nende teiste arvajatega, et ma saan aru, et te kasutate seda komisjoni positsiooni eeskätt poliitiliseks tegevuseks, aga Rail Balticu puhul korruptsiooni uurimisega sellel komisjonil ja sellel projektil küll pistmist ei ole. Aitäh. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, aitäh. Ja austatud peaminister, te võite kasutada erinevaid loosungeid, naeruvääristada, aga Rail Baltic ja rongid sellest kiiremini sõitma ei hakka. Ja kokkuvõttes, kes siis selle projekti eest pannakse vastutama maksumaksja. Nagu seda tehti Nordicaga, nagu seda tehti Estonian Airiga ja seetõttu peaks vähemalt olema mingisugune ettekujutus tähtaegadest, kuludest, riskidest ja seda ettekujutust tänasel valitsusel ei ole. Korrutatakse edasi loosungeid. Lätist on tulnud juba ametlikud sõnumid ka valitsuse kabineti ministritelt, et Rail Baltic nende poolt aastal 2030 valmis ei saa. Ja veel on tulnud kõrgetelt ametnikelt sõnum, et siiamaani on Rail Balticu osas petetud avalikkust. Ja ka Läti peaminister ütles veel väga huvitava lause, et siiani on arendatud 2 Rail Balticut. Üks siis, mis peaministri kohtumistel edeneb väga hoogsalt ja siis on teine, mille kohta ei tea keegi, kus see algab, kus see lõpeb ja kes on rongijuht. Ja see ongi see probleem, et me kuuleme loosungid täna siin ka, me kuuleme infotunnis loosungeid, aga mis on siis see maksimumhind, palju me maksumaksjad siis oleme valmis koormama, palju Reformierakond on valmis maksumaksjad koormama, et millised on siis riskid, mida me oleme valmis võtma, no seda nagu analüüsi siiamaani ei ole. Ja vaatamata sellele, et Lätist on tulnud väga konkreetsed sõnumid, 2030 nemad ei saa omalt poolt valmis. Ikkagi me kuuleme taristuministrilt, see oli nii täna infotunnis, siin ka meedias, et Eesti jätkab jätkuvalt kavast, et Eestis, Leedus ja Lätis saab Rail Baltic aastaks 2030 valmis. Et mis nagu reaalsuses teie elate või teie kolleegid, et miks te eirate fakte, et aasta 2030 ei ole enam võimalik, tuleb läbi analüüsida teised stsenaariumid või äkki teil on analüüs ja info, et mis kuupäeval, millal, mis aastal saab siis Rail Baltic valmis ja me sõidame sellega Varssavisse. Aitäh. Aitäh. No, ma ikka imestan võib-olla teie sellise sõjaka vastasseisu üle Rail Balticule. Ja ma tõtt-öelda tahaks mõista, aga ei saa täpselt aru, miks. Et võib-olla ma lihtsalt ei saa aru, ei saa välistada, et ühel päeval ma mõistan, aga hetkel veel mitte. Et Eesti vältel või Eesti vaatel igal juhul meie tempo ei ole mitte koosolekute jutt, vaid ehitus saab meil valmis 2030. aastaks. Ehitajad ehitavad, minge vaadake objektile, minge käige seal, tutvuge sellega. Eesti ettevõtjad teevad tööd ja isegi, rõhutan isegi, me ei ole kuidagi 2030 tähtaega muutnud ei Eesti, Läti, Leedu ega Euroopa vaatest. Isegi kui see ei peaks valmis saama
siis see tähendab seda, et meil ikkagi rongid sõidavad ja me kasutame seda trassi enda jaoks ära. Ja 80%, noh, see on ligikaudne hinnang, tuleb sellest rahast nii või teisiti välisrahastusest, nii et eelarve mõttes on ta igal juhul ehitamine positiivne, Eesti ettevõtjad saavad tööd. Eriti kui vaadata majanduses keerulistel aegadel, siis just vastutsükliline tegevus, muuhulgas näiteks teede, taristu ehitamine, on see, mida on vaja. Nii et seetõttu ma olen kaunis üllatunud ja mulle on arusaamatu, miks te selle vastu võitlete. Võib-olla ma lihtsalt ei mõista seda põhjust, aga ma ütlen, et Eestile on kindlasti vaja ühendust Euroopaga. Enamus Eesti inimesi seda toetab, seda positsiooni. Olge teiegi sellel poolel, sest seda ühendust on vaja. Ega valitsus ei pea meeldima, aga ühendust Eesti inimestel on ju Euroopasse vaja. Ja seda ehitab mitte Reformierakond endale seda rongiprojekti, vaid tegelikult Eesti Vabariik ja ettevõtted ehitavad ikkagi inimestele. Nii et ärge seda üle politiseerige, ma saan aru, et kange tahtmine on. Nüüd igasuguseid tegevusi veel käib. Sellel aastal näiteks tulevad suuremahulised hanked Pärnu rahvusvahelise reisiterminali, Ülemiste veeremdepoo jaoks, Muuga kaubaterminali jaoks, kogu raudtee liiklusjuhtimissüsteemi jaoks. Kuulutati välja hange 5 reisirongi ostmiseks, nii edasi. Nii et kõik see tegevus käib, Eesti on ajakavas ja positiivne surve, rõhutan just positiivne surve, peab meilt olema ka meie naabritele, sest Euroopaga on kokku lepitud tähtaeg, Eesti peab tähtajast kinni ja kui keegi teine ei pea, siis Euroopa peab küsima, miks ja milline sanktsioon sellele järgneb, kui nad ei pea sellest tähtajast kinni. Aga veel kord, kohtusin Läti peaministriga, ta on nüüd peaminister, mitte opositsioonisaadik, ta ütles, et ta võtab vastutuse selle projekti eest, ta ajab seda ja ta teeb kõik selleks, et see võimalikult kiiresti valmis saaks. Nagu öeldakse, mees sõnast. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja auväärt valitseja. Te võitlete 8 jalaga ja Kremliga igal sammul ja ütlete, olete Lennart Meri mees, aga Lennart Meril on teatavasti ka üsna tugev Kremli kaart taskus. Aga see selleks. Aga minu küsimus on, et mis näoga te vaatasite oma Läti praegusele kolleegile otsa, kui ta siin käis, keda te olete Kremli meheks või Kremliga seotud asjaajajaks pidanud. Ja kas te olete ka valmis hakata Urissaarest Riia poole ehitama Eesti maksumaksja rahaga Rail Balticut? Aitäh! Aitäh! Ärge omistage mulle midagi, mida seal olnud ei ole. Ei ole ma Läti peaministrit kuidagi selleks nimetanud, nagu teie nimetate. Seda esiteks. Teiseks, mis näoga vaatasin? No rõõmsa näoga. Ikka tore, kui kolleeg külla tuleb. Ikka tore, kui meil on ühiseid plaane. Ja ma olen täitsa kindel, et ta teeb sellega teoks. Et peaministri autoriteedi ja mõjuga ta paneb selle projekti kiiremini käima. Uskuge teiegi temasse. Aitäh! Aitäh! Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Ja meil on aega veel avada ka 9. küsimus. Ma ei ole kindel, kas me kõiki 3 küsimust jõuame selle raames küsida, aga see on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Aitäh! No ma kõigepealt räägin ka samal teemal edasi, et Kristen Michal muidugi eksib, kui ta ütleb, et Eestil on vaja kiiret ühendust ja selleks saab olla ainult raudtee. Meil on mereühendus, me oleme mereriik, me võiksime välja arendada sadamaid, meil on ehitatud välja Saaremaalt Tagalahe sadam, mida praktiliselt ei kasutata. Meil on pooleli Via Baltica, juba mitukümmend aastat on pooleli. Praegu midagi ehitatakse, aga selge see, et mitte täies ulatuses, nii nagu peaks olema Tallinnast Iklani välja, 4-realine vähemalt kõikide vahepealsete puhkekohtade, pesukohtade ja nii edasi, nii edasi. Et teeme selle asja ära. See on meile jõukohane ja see on ainult Eesti territooriumil ja ei sõltu ei lätlastest, leedulastest, poolakatest ega soomlastest. Nii et võtame nagu talupoja tarkusega. Ja miks teid kritiseeritakse on see, et see on mõistusevastaselt kallis see projekt Rail Baltica ja ta on ilmselgelt korruptiivne, aga küsimus on mul hoopis teisel teemal. Ja teema on see, et meil on Kaitseressursside Ameti keegi ametnik teatanud, et naiste ajateenistusse kutsumine ei ole mitte kas, vaid millal.
Ja ma tahaks teada, kas see on selle ametniku isiklik seisukoht, on see Kaitseressursside Ameti seisukoht või on see ka valitsuse seisukoht. Ja võib-olla te olete nii hea inimene ja ütlete siis kõikidele Eesti noortele naistele, et vaadake, aastast see ja see, sellest kuupäevast alates tuleb teil hakata minema kaitsejõudude teenistusse pooleks aastaks, mis need tingimused saavad olema, et noored naised teaks planeerida oma karjääri, oma pereasju, oma õpinguasju ja kõike muud sellega seonduvat, et ei tuleks nagu välk selgest taevast ja et see ei ole mingi ametniku spekulatsioon, vaid kas see on ametniku spekulatsioon või on see valitsuse poliitika. Et palun nendele küsimustele vastust. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Siin oli nüüd mitu jälle küsimust, aga ma püüan 3 minuti jooksul neid kenasti vastata. Kõigepealt see jutt, et Tallinn-Pärnu maanteel ei toimu midagi, see on umbes selline jutt, nagu Rohke Debelakil on üks hästi kihvt klipp, kus ta ütleb, et kord on liiga palav ja siis sajab jälle vihma ja siis kõik ostavad sabas kabanossi. Vabandust, härra peaminister. Mart Helme, teeme nii, peaminister ei sekkunud. Ei, kuulge, Mart Helme, see ei ole korrektne, mis te siin teete. Ei, te praegu kuulate mind. Teie minut aega vastasite, te ei esitanud küsimust, te minut aega lihtsalt rääkisite sellest, mida te arvate Rail Balticust. Ja siis te tulete küsimusega ja tegelikult peaministril on õigus kommenteerida, kui te olete selliselt otsustanud oma küsimuse esitada. Et palun, härra peaminister, jätkake ja Mart Helme, palun ärge segage vahele. See ei ole niimoodi. Peaminister kommenteeris seda, mis on. Et mina ütlen praegu seda, et ma ei sekkunud ka teie minutisse tiraadi Rail Balticu teemal, kuigi teie teemaks oli julgeolek. Palun, härra peaminister, jätkake. Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, et jah, peame rahulikuks jääda, see väärikus kindlasti on eeskujuks. Et Rail Balticuga jah, ja Pärnu maanteega, et hea uudis on see, et 45, peaaegu 50 kilomeetrit neljarajalist teed on juba ehituses, et Kuldar Leis sellest ka varem rääkis, nii et kui te seda küsimust siiralt mõtlesite, siis siiras vastus on see, et teed me ehitame sellest samast automaksust, seda ma kirjeldasin ka varem. Ja kui te ütlete, et Rail Baltic on korruptiivne oma küsimuses, mida te väitsite, kui teil on kindlaid väited, siis palun minge uurimisorganite juurde. Kui ei ole, siis ärge esitage selliseid väiteid. Nüüd, mis puudutab küsimust kellegi sõnumi kohta, ma kahjuks ei tea, kes selle sõnumi on andnud. Kaitseväes mälu järgi tsiteerides arvan, et umbes 5-6% on naisi täna. Naiste osalemine on vabatahtlik ja väga vajalik, et olen isegi olnud näiteks reservohvitseri kursustel, kus olid ka naised seda tegemas. Nii et vabal tahtel inimesed saavad seal alati kaasa lüüa. Valitsusel täna ei ole kuidagi kokkulepet seda kohustuslikuks muuta, kui see oli teie küsimus. Aitäh! Suur tänu. Rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis ruumi ei ole. Ma tänan Vabariigi Valitsuse liikmeid ja kõiki kolleege aktiivse osaluse eest. Tänases infotunnis me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.